KVR 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama KVR 3 Ameerika jalgpalli podcast. Minu nimi on Ülar ja minuga siin täna Ott ja Kallaste. What up? Ja täna on neljapäev, mis tähendab, et see on täpselt nädal aega ja siis on NFL-i 2025 draft siin samasel, mis on siis, draft on vist off-season ja Super Bowl või? Tegelikult on ju? See on isegi Super Bowl minu jaoks. Jah, kohati küll. Off-seasoni Super Bowl kindlasti, jah. Näljaks, et see Green Bay's toimub, sellest pole üldse räägitud, et Green Bay on nii random koht. Ja noh, see list on ka naljakas, kes siin juba kutsutakse mingi Jalen Milroad on kohale läinud, et julge poiss, et seal teisel päeval saab ka veel oodata. Arvatud, võib-olla ei tea. Aga jah, siis täna vaatame üle mõningad suuremad muutused, mis nädal aega juhtunud on NFL-is drafti maastikul just siis. Ja siis me võtsime ette mingi suuremate nii-öelda, ma ei tea, jutumärkides drafti analüütikute NFL-is, kes teevad meedias, NFL-i meedias, teevad ise oma mock draft ja käime üle nende mock draftid, et lihtsalt saaks kätte mingid trendid. Me on nädal aega jäänud, et kuhu poole praegu on liikumas need mängijad, kes kukuvad, kes tõusevad ja muidugi. Me peame alati meeles pidama, et siin on hull smokescreen, kõik siuksed asjad, aga jällegi see on hea arutelu koht ja see saab päris ülevaate jällegi nendest mängijatest ka, kes on need võtmemängijad nagu, kellest hakkab olenema see, kuidas see draft välja kujuneb, on ju. Ja siis schedule'ist nii palju, et me siis esmaspäeval lindistame enda mock drafti, mis tuleb välja siis teisipäeva vara hommikul, 22. aprill, mis on siis põhimõtteliselt 3 päeva enne päris drafti esimest raundi. Et siis 3 päevaga saate võib-olla ülevaate ja ma ei tea, see aasta äkki, meil on päris võimalus, me saame top 3 pihta, ei tea? Üks aasta me panime ka vist nagu selle esimese otsa draftist nagu okeilt, on ju? Jah, eelmine aasta läks jumala aiad või üle-eelmine aasta üks läks väga aia taha. Aga siis see aasta, kui knock on wood, kui kõik toimib, siis me kolmekesi ja võtame Jan Joonasega punti, et siis iga üks on meist 8 meeskonda. Piki teha ja vaatame, võib-olla teeme mõned treidid ka värki, aga sellest räägime siis teisipäeval rohkem. Aga nüüd kõige tähtsam uudis. Ott, kaugel te Kossus olete? Me oleme Kossus, oleme poolfinaali jõudnud ja kes iganes Tartus on, siis homme või noh, siis kui see podcast välja tuleb, siis vist täna juba ma pean ütlema. Ehk siis munade päeval tulge vaatama ja meil saavad selle päeva puhul eraldi saavad fännid kõik tasuta sisse. Ja siis kui see mäng, kui selle ära võidame, siis 26. on finaal, seal küll on väike pilet, mingi 5 euri äkki ja siis kui ei võida, siis on pronksi mäng on 25. Et kes iganes kuskil kaugemalt plaanib tulla, siis võtke plaanidesse ja tulge elaga kaasa ja päris äge on, ma arvan, see atmosfäär on kõva, et Juhan oli väga rahul, ma vaatasin. Juhan, ja eriti kui sa seal mopiga olid, on ju? Jah, see oli väga hea olukord. Kelle vastu te mängite üldse? Nüüd poolfinaal on meil Rae Kossu vastu, nad on üle vist 2006 aastat olid viimati esiliigas Final Fouris, et selles suhtes on nad on mingi 5 aastat jälle esiliigas olnud, kunagi oli seal meistriga sats ka ja tegelikult neil on nagu väga hea organisatsioon, korralik nagu püramiid on, raha on kõvasti, on Rae vald. Kui ma ise mängisin, sa mängisid noorte klassis, oli nende vastu kogu aeg tihti mängisin. Ma isegi omal ajal mängisin Rae Kossu tüüpidega koos, meil oli mingi aeg oli ühismeeskond Kohilad. Ja, et selles suhtes seal nagu see süsteem on nagu tegelikult väga okei, et tegelikult täitsa oleks nagu potentsiaali meistrigasse ka minna. Sest nagu seal ei tohiks, kui nagu üldse mingil satsil on finantsvõimekust ja nii-öelda see püramiid all, siis nagu Rae Koss ütleks esiliga satsisest on kõige paremini võib-olla sinna sätitud, aga oota, kas Kadrina on teisel pool siis või? On ju Kert on ka seal ju? Kadrina ja Reinar on teisel pool, jah. Okei. Kus see lahe, kui te Kertiga saaksite finaalis mängida. No Kert oli soo meeskonnakaaslane ja mu klassivend Saaremaalt ka. Ja. Eelmine aasta me saaks... See jagasid seda polsi pilti vaatasin, see on Oti ja Kerdi pilt, nagu what the fuck, kumma pood ma peaks olema. Eelmine aasta olime poolfinaalis vastakuti, siis ta veel mängis Reinari eest, et see oli päris huvitav, aga siis me tõmbasime seal kotti. Aga nüüd neil on nagu täna, ehk siis jah, jällegi, kes kuulavad, siis eile juba, täna õhtul on mäng, et seda saab seal sporttelevisioonist vaadata ka, aga see vist on mingi ka, ma ei tea, 5 maksab see vaatamine, et see on päris mingi imelik süsteem. Okei, aga siis Kossust, jah, räägime siis võib-olla järgmine uuesti või vaatame, kuidas vaatame, kas Ott jälle, sa korra võitsid juba ju, on ju?
ja meil on 1-1 on praegu seis. Korra on Esliga ka võitnud, jah. Siis me tulime 4. seedi pealt ja võitsime kõik ära. Aga siis oli vana süsteem, siis ei olnud poolfinaali, ei olnud veel seeriaga. Siis oli nagu Final Four, see klassikaline, kus tuleb kokku üks nädalavahetus, win or go home, jah, nii-öelda. Nüüd on see, et sul poolfinaal on seeriaga ja siis kohamäng on kõrgem asetuse kodus. Et mis mulle nagu iseenesest väga ei meeldi, mulle nagu meeldiks see, et noh, okei, see seeria asi mulle meeldib, see on nagu loogiline ja minust nagu mõistlik, aga see, et nagu need kohamängud või need võiks olla ka ühes kohas või nagu kuidagi, et see esiliiga nagu, või noh, liiga top nagu saaks kuskil kokku, vaata, see nagu veits tõmbab seda punti nagu rohkem kokku poole. Et kui nad igaüks oma mätta otsas nagu teevad veits asja, siis see ei ole nii äge minu arust. See, me käisime, kui me Orissaarega me olime teises liigas Final Fouris ja siis oli Final Four oli Orissaares ka kusjuures, see oli tegelikult päris fun, see 2 päeva, vaata. See oli samamoodi, vaata. Mängid, mis oli reede laupäev, kui ma eksi või oli laupäev pühapäev. Laupäev vist oli tegelikult. Ja ma räägin, see on jumala fun süsteem see, et sul ongi, vaata, kõik see esiliiga, no sinu liiga nii-öelda tipp on vaata ühes kohas ja tegelikult sa nagu veits suhtled seal inimestega siuke äge nagu ühesõnaga spordile ja see minust kõvasti juurde. Seda küll, jah. Aga oot, ma ei saa, mulle tuli praegu jumala jabur mõte, aga see ei ole üldse futiga kokku, aga nagu 2 minutit ja siis, kas meil nagu, miks meil Eestis need kossutreenid kõik siuksed karjuvad ja värgid, kes tahavad väidetavalt lüüa ja kõike see paska on nagu, kas see on mingi nõukogude kultuurist tulnud sisse või nagu sellest? See on nõuka värk, jah. Ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, sest minu kogemus vähemalt. See ei ole Eesti süsteem, see on... Vanemad treenerid kõik lõid. Või no mitte ei löönud, aga nagu karjusid ja niimoodi. Ja siis kui olid tüübid, kes on sündinud 80-ndatel, 70-ndatel, siuksed nooremad või isegi 90-ndatel siuksed treenerid, siis nad kõik nagu arvestasid mängijatega rohkem. Noh, see on jälle see vaidlus, et kumb edukam on, aga noh jah, Pahvi kaasusest. See on selles mõttes, jah, ma olen üsna kindel, et see on tingitud meil sellest nii-öelda nõukogude ajast ja pärast, et kui sa tegelikult vaatad ka Euroliiga treenereid ja need, kes on seal Serbia need legendid, no Ivkovitšid ja asjad, need ju reaalselt sõimavad neid Euroliiga mehi ka nagu, noh, nagu need oleks, no umbes nagu sa rääkisid, et ma arvan, et see on tulnud jah sellest nagu koolkonnast ja sealt nagu edasi kasvanud, kuigi ega seal lõugavad ka, noh, võta näiteks Jassikevitsus, ta on ju Fenerbahce treener, ta ei ole ju tegelikult mitte midagi vana, ta on mingi 40 ringis mees ja ega tema on ka ikka väga keevaline ja lõugab seal kõvasti. Kui üles kasvanud, siis sa nagu põhimõtteliselt peegeldad edasi. Ja täpselt, noh, sina oli, selles tema oli ju edukas. Jah, tema oli ju edukas selles süsteemis ja see on kindlasti piirkondlik ajad, ma ütleks ka, et aga noh, nii-öelda kui sealt tuimalt joonlauaga võtta, siis nii-öelda see, mis siinpool seda Berliini müüri on, seal pigem karjutakse ja mis teisel pool on seal pigem ei karjuta, ütleme niimoodi. Lihtsalt ma hakkasin mõtlema selle peale, et nagu, et kui me vaatame nagu Ameerikas, no NBA-s on kõik omajagu tegelikult seda, aga seda ei ole nii palju kui Euroliigas sees, vaata. Aga NFL-is ka ju tegelikult NFL on teine struktuur, sul on vaata nii palju treenereid ja värk, positsioonitreenereid on küll siukseid ja nagu ma ei unusta seda mitte kunagi, kui ma kaitseli nagu treener karjus ma peale, do I have to speak Scandinavian to you? Sest nagu see on kõige parem lain üldse nagu, et nagu see on osa spordist, on ju. Aga üks osa spordist on ka see, et sa võid ise sporti teha, on ju. Et Tallinnas on võimalus teha siis Ameerika jalgpalli siis flagi vormis, mis on peaaegu sama, aga close enough. Ja siis Tallinn Bay Ballers, Kallaste on üks mängijatest ja maikuus saab lausa turniirile minna, mis ei ole ka kindlasti viimane turniir, et sealt tuleb neid edasi ja edasi, et nagu täiesti nagu organiseeritud sport, et see ei ole siuke nagu aia taga tegemine asi, on ju. See tõenäoliselt jah, siin järgmiste aastatega tegelikult ilmselt aina areneb ka, et eks me vaatame, kuidas seal mais läheb, aga noh, loodetavasti saame ka Eesti pinnal ühe turniiri siin loodetavasti selle aasta numbri sees, vaatame, kuidas see sügisliiga muidugi läheb kõigepealt. Ja juppi võtta küljest ära, võite ise olete Sõles veel ju? Jah, Sõles võeti katus ka pealt ära, nii et nüüd saab Taeval mängida, et see on selles mõttes lahe jah, et tempokas sport, noh, pall on õhus pidevalt, eks ju, või noh, rohkem, et noh, kui oled siuke interceptioni mees ja receiveri mees, siis flag on noh, selles mõttes võib-olla nagu lihtsamini hoomatav, aga kui tahad nagu seda tervet seda footi kogemust, siis peab jah Tartusse praegu suunat võtma. Jah, ja päris nagu Kallast ütles ka, siis kontaktiga footi saab hetkel ainult Tartus teha, aga noh, Tallinnas käivad ka paar venda Tartus trennides värgis ja tõenäoliselt on päris suur, et see suvi või noh, pigem sügis, näeme siis Balti liiga tuleb ka mingil tasemel tagasi, et Läti, Leedu, Eesti meeskonnad mängivad siis Ameerika footi, kontaktifooti, siis
selgitamaks, kes on siis Balti meister, on ju, Ott? ja ei, selles suhtes on päris äge on vaadata seda, et kui nagu ühtehingav praegu see kogu Baltimaade Ameerika jalkapunt on, et selles mõttes, et meil on siin suhteliselt regulaarselt on mingid veebikoosolekud, see grupis käib tihe vestlus, et on näha, et seda motivatsiooni, et asi taaselustada Baltimaades on päris kõvasti ja praegu nii-öelda nähes seda, kus Ott-Erik läks ja kuidas ta on kirjutanud, et otsitakse Baltimaade talenti ka, et ma arvan, et see annab ainult sellele spordialale nagu nii-öelda tulehakatust juurde, et selles mõttes, kui on nii-öelda kuskile veel edasi minna, siis miks mitte see Balti liiga tekitada tagasi, et olla nagu kasvulava siis talendile ja siis kunagi need talendid nagu võib-olla meie Ülariga või Kallastega tuleme tagasi ja nii-öelda näitame teed järgmistele, et selles suhtes see on siuke väga äge nagu ja ega praeguses pundis ka meil on päris huvitavaid käesid on täitsa siuke huvitav asi on, aga mul ise pean Kossu enne ära lõpetama, et saaks normaalselt keskenduda, aga tore, et meil on ka siukseid vedavaid inimesi tekkinud, et ma ei pea kõike üksi ära tegema, et siin Ovin üle peab kindlasti kiitust andma, üks Türgi eestlane juba peaks ütlema, aga ta on väga palju panustanud ja väga tubli on, et täpselt, see siuke hobi või passion project on ta igatepidi, vaata, täpselt nagu see podcast thanks, kes viitsivad kuulata ja kellel on veel koppa ette saanud ja ma saan aru, kui te olete koppa ette saanud minu latramisest või Kallaste või Oti latramisest, no ikka juhtub, et siis mis siis ikka on, aga vähemalt me üritame hoida eesti keeles pilku peal siis selle suurel liigal ka, maailma ühel võib-olla mitte populaarsem liiga ta just ei ole, aga kõige suurema kasumiga liiga, kui me eksi tegelikult rahaliselt vist on, et nagu et see on siuke vinge siuke niši spordiala, mis kasvab siin Euroopas ka. Siis kodulehel meil cover3.ee on olemas meie merch'i store, kui sa tahad aidata meie podcasti kaasa, saad osta sealt veits merch'i ja riideid. Ja lisaks sellele ma panin siis nüüd tegin kõik need asjad ka seal ära, et kõik ennustusmängu tulemused on seal olemas, kõikide aastate omad, kõik fantasy tulemused on olemas seal, et kui oled ära unustanud, kui hästi see või kui halvasti sul mõni aasta läinud on, siis saad minna tagasi ja vaadata, tahad vaadata. Ma oma viimast 2 aastat küll ei taha vaadata, kui enam ennustusmängu. Nagu enam mulle et back to back ja siis oled kuradi 2 aastat järjest viimane, noh. Aga jah, ja siis ma schedule'ist juba rääkisin, on ju, ja peale drafti, siis mai alguses teeme siis Ott-Eerikuga hakkame tegema üle nädala ILF ja GFL-i liigade kokkuvõtteid ka, et kuidas Otil läheb ILF-is on ja kuidas mul läheb GFL-is, et siis saame rääkida ka veist nagu Euroopa-Ameerika jalkast ja teoreetselt, kui sul on tõesti nagu Ameerika jalka puudu, siis neid mänge saab vaadata väga odavad ja täitsa hästi saab vaadata. GFL-is on kõik saksa keeles on ainult probleem, ILF-is vähemalt suurelt teavad on ingliskeelsed ülekanded. Aga see saab hakkama. Siis Ott igistab jälle. Mul on mingi kerge palavik on küljes, et selles suhtes ma loodan, et homme tõmbab veits rahulikumaks selle tervise, kui tõmba küll hakkama saab. Jah, sa saad flu game'i ära teha ja kuule. Ma juba sain tegelikult eelmine poolfinaal oli isegi üllatavalt okei oli. Esimene set oli, mis ma sees käisin, see oli 3 mintsaga täiesti hapnik, aga ma teadsin ka, et prolli nii läheb ja siis kui edasi oli juba okei, nagu siis juba harjus ära. Aga ütleme, et pärast bussisööti ei olnud üldse mugav tagasi Tartusse. Et siuke korralik väristamine. Aga siis, enne kui me läheme kõik selle drafti uudiste juurde ja mock draftide juurde, siis paar uudist ka. Et siin iga nädal tuleb neid väikseid retirement'i ja see näitab ära, kui vanad me jälle oleme, sest see 2011 aasta drafti klass, mis oli võib-olla NFL-i ajalooks parimaid drafti klasse, siis järgmise 2 staari sellest klassist retirisid. Nüüd selle off-seasonil Patrick Peterson, legendaarne Cardinalsi cornerback, kes hiljem mängis veel Steelersis ja kas ka Minnesota. Vikingsis. Ja siis ka Tyron Smith, kes mängis oma eelmise aasta poolhooaega mängis New York Jetsis, aga enne seda oli legendaarne Tallase left tackle, kui ta terve oli, on ju. Et ma ei tea, Kallaste, need 2 nime, ühel päeval nad lähevad Hall of Fame'i, kas nad esimese korraga lähevad, on küsitav natuke lihtsalt see Superbowlid on puud ja värgid, aga nagu kui nad olid oma karjääri tipus, nad olid NFL-i 1, 2, 3, top 3. Ma just mõtlengi, et kas nad mõlemad olid all decade meeskonnas ka vest, minust Peterson oli. Tyron oli küll, ma arvan. Sest jah, minu jaoks lihtsalt ongi Patrick Peterson, selles mõttes
noh, nagu sa ütlesid, siis me hakkasime või noh, mina hakkasingi umbes NFL-i vaatama siis, kui Patrick Peterson oli just NFL-i tulnud ja noh, ma mäletan, ma vaatasin nagu sel hetkel, noh, selles mõttes, me just eelmine nädal rääkisime, et Julio Jones on nagu siuke prototüüp receiver. Noh, ma paneks kohe Patrick Petersoni tema vastu, ütleks, et see on prototüüp corner, et noh, kõik see superstar, mis ta LSU-s oli, punt returner, playmaker, siis tehe cover corner, siuke, et noh, kõik need, noh, tänapäeval meil on nii lihtne nagu NFL-is vaadata, et Surtain ja JC Horn ja Sauce Gardner ja noh, kõik need nagu siuksed pikad kiired cornerid, kes nagu tunduvadki, aga noh, Peterson oli nagu eelmisel kümnendil üks väheseid, kes siuke vend oli, et man to man terve mäng võtab su parimat, et noh, mina jään selles mõttes Pat Beat'i nagu igatsema, mul on kahju, et ta Pittsburghis ära käis, aga elame üle. Ja ma vaatasin just järgi ka, et nagu mõlemad olid olemas all-decade tiimis, et Tyron Smith oli siis tacklina ja Patrick Peterson oli koos Terrell Reeves ja Richard Shermaniga, mis on nagu väga legend, need kolm lähevad kõik Hall of Fame'i ühel päeval nagu. Et noh, need all-decade vennad tavaliselt vist jõuavad Hall of Fame'i ikka ära, et ta ei saa välja hoida. Pigem võiks jõuda ja kui sa terve kümnendi lukku pannud. Ja ei. No sul oli kurb meel, et ta Steelersis mängis ühe hooaja, siis ma ei hakka ütlemagi midagi, et selles mõttes ta mängis terve karjääri Cardinal siis. Et selles mõttes jällegi, mis mulle nagu Cardinalsi juures kõige vähem meeldis, oligi see, et minu 1-2 võib-olla kõige lemmikumat mängijad mängisid seal, et sul oli püüdja, oli Larry Fitzgerald, kes on üks mu nagu all-time lemmikuid, siuke hull töökas inimene ja noh, sõge hea ka. Ja Patrick Peterson teiselt poolt siis vastu panna, et aga noh, Patrick Petersoni koha pealt veel seda öelda, et ta oli veel ju locker room'is ka ülioluline inimene, et tegelikult tema ju tõi Tyron Matthew nagu NFL-i nii-öelda ja õpetas talle neid nööri ja asju, et nad mängisid ju koos seal Cardinalis mõne aja ja noh, nüüd Matthew on käinud tiimist tiimi, aga ta on igal pool olnud tegelikult see bell cow nii-öelda kaitses. Kusjuures see nagu Amazoni seda mis see oli all in või mis see oli see 2016 Cardinal? Jah, see dokumentaal, kurat, see oli nii hea ka veel, seal räägiti ka sellest elemendist ka, et nagu see Carson Palmeri aastase, kui nad kaotasid päris suurelt Luke Kuechlile ja Panthersile championship mängus, aga see oli üks parimaid sellised hard knocksi laadseid asju, vaata, mis on tehtud. See on siiamaani see 2015 hooaeg või noh see, kus noh, selles mõttes minu jaoks oli alati nagu see on see Cam Newtoni hooaeg, vaata, kuigi nad kaotasid Superbowlis, aga minu arust see on nagu üks lahedamaid NFL-i hooaegsid, mis ma nagu mäletan üldse, et noh, oligi Arizona ja Carolina olid NFC kõige võimsamad meeskonnad ja Peytoni viimane raid ja kõik see oli nagu noh, lahe. Aga selle hooaja juures on mulle isiklikult on see, ma olin sõjaväes sellel ajal. Ma mäletan esimest kuu aega, siis ma läksin kuradi väkke oktoobris, siis ma nagu jumala plänk on kohati nagu sellest ajast. Siis on mängiga midagi vaadata ka. Aga jah, see 50 hooaeg ka. Ja ma olin ka sõjaväestu sama aasta, et selles mõttes jah, et aga noh, jällegi Tyron Smith on ründeliini mängija, et noh, mingeid highlight'e riili tal väga palju ei ole, aga kokkuvõttes tahaks võib-olla öelda seda, et ma tahaks öelda, eriti äge on see tegelikult, et nad Zach Martiniga lõpetasid samal aastal, et tegelikult ju Martin ju announce'is kevadel selle märtsis. Jah, et kui sa võtad selle ründeliini poole või noh, tandemi siis nii-öelda, ma arvan, legit võib-olla all time kõige kõvem tandem ründeliinis, kes nagu kõrvuti on mänginud. See on ikka väga sõge tegelikult, kui sul on üks kõige kõvemaid vasakuid ründeliini poole, jah. No, see on uskumatu, kui nagu head kaks mängijad liinis neil korraga olid ühel pool tegelikult. Nagu selles mõttes vasak pool liinist Dallas Cowboysil oli ikka väga-väga hea nagu. Jah, et see on nagu, jah, tegelikult vist Martin oli right guard too. Oli ju? Kas ta alustas vasakul, ei olnud või? Jah, oli või? Kurat, võib-olla oli ka hea. Minu arust ta midagi liikus. Ründeliinist sul on 2 tugidala paigas. Ja sul oli ju Travis fucking Frederick oli center, kellel see ju tervi plaat klotid või mingid süksed mised, vaata, karjäär läks vara ära. Vaata. Nagu sellist söge liin küll, jah. Aga siis räägime natukene, mis siis praegu NFL-is on, et siis meil on 2 outside backerit. Micah Parsonsil on vaja uut lepingut. No, tegelikult ei ole, tal on üks aasta veel alles, aga nüüd ta on selles positsioonis, kus tema ootab seda oma suurt lepingut, siis Dallas Cowboysi defensive end, edge player ja DJ Watt on nüüd siis oma teisele suure lepingu ootel, sest ta rookie leping sai läbi, ta sai selle suure lepingu 2020 aasta vist, ma mäletan, me rääkisime esimesest suurest lepingust, me räägime nüüd juba teisest lepingust, jah. Et Maika poolest on lihtsalt huvitav see, et ta on isegi kohal vabatahtlikult trennis praegu, see peaks olema, et see on, Maika on huvitavalt teinud lihtsalt seda, et ta ei tundu üldse nagu force ivad seda peale, et ta teeb nagu hästi tagasoidlikult tundub.
mis on huvitav tänapäeval. jah, ma ikka nagu ja noh, mingil määral nagu võib-olla sarnaselt tuua, et noh, Sauce Gardner näiteks on Jetsi nagu ka sama lugu, et noh, Sauce ei ole nagu nii kriitiline lepingu pikendus nagu Maika praegu, aga noh, nad on kõik nagu tiimi juures olemas ja tõesti ma ei olegi mõelnud, aga noh, Maika on nagu väga rahulikult seda võtnud ja teeb nalja selle olukorra üle pigem, et jah, huvitav Tallas osas, ta teab, et talle makstakse lihtsalt viimasel päeval. Arvatavasti jah, Tallas jälle maksab üle nagu alati, Tallas ei teinud viimased aastad. Muret pole. Ja, aga DJ Watt, Ott just enne siin uhkustas enne podcast'i, et DJ Watti, kui ta treiditakse, siis ta Seahawksile teiseks kõige kõrgemad hoodid, et läheb Seahawksi, on ju. Et mis sa sellest arvad, et DJ Watt on ju 31, kui ma eksin nüüd, ta on see teist suurt lepingut ootab, jälle eelmine aasta ta oli paganama hea ikkagi, nagu ta ei olnud päris defensive player of the year, aga kurat ta oli ikka hea, et ikkagi minu meelest on DJ Watti käes need võitmed, mitte Steelersil ju. Ja ei kindlasti, selles mõttes DJ Watt on täna ja kui nüüd ei taha muidugi ära sõnuda, kui mingid, ma ei tea, super vigastust ei juhtu, siis ta on ka järgmine aasta top 5 kaitsemängija NFL-is ja top 5 pigem selline top seal ka, et ta on selles mõttes, on ta aastast nii palju, kui ta mängudel kohal saab käia, siis läheb Steelersile hästi ja Steelersi kaitse on kõrgelt rängitud ja mis nagu tema puhul on eriti haige näha, on see, et siis kui teda ei ole, siis tegelikult Steelersi kaitse kukub nagu mediocre'iks, mis on nagu väga haige. Et see on midagi sarnast nagu Max Crosby'ga on, et kui on ikka jõhker vahe, kas ta on või teda ei ole, et selles mõttes nagu oma vendki, ta on niisugune generatsiooniline mängija ja ma arvan, et sellised mängijad nad saavad kuskilt selle raha, et selles mõttes siin ei ole nagu väga Steelersil midagi teha, et mingi sats tal nagu nii rahapatakaga vastu pead lööb ja tõenäoliselt see rahapatakas tuleb sinna Miles Garretti pallipargi kanti, et ma arvan, et temast tahetakse tõenäoliselt kõige rikkam mitte quarterback teha. Kallaste, aga minust Daniel Hunteril on niisugune huvitav ette nagu natuke, tal on lühik 2-aastane leping ainult, aga põhimõtteliselt fully garanteeritud ja ta ei ole päris, DJ Watt on aste kõrgemal taast, aga ma ei tea, ma näeks nagu DJ Wattil sellist 2-3 aastast lepingutega, mis on päris fully garanteeritud äkki või? No mängijale selles mõttes ma arvan, Watt nagu julgeks ka sellega riskida, et ta 33-34 aastaselt veel läheb uuesti free agency'sse selle asemel, et Steelers saab mingi 35-6 aastaselt nagu teha selle otsuse, et kas Watt lubab, et selles mõttes tema kaliibriga mängija, kui talle anda, ma ei tea, mis iganes see edge rusheri leping nüüd oleks 3 aastat 140 miljonit või mis iganes on, et ma arvan, et Watt kirjutaks selle päris kiiresti alla, et kui see on võimalik, lihtsalt see DK Metcalfi trade nüüd nagu selle Watti nagu, et nüüd me peame raha leidma, aga maksime DK Metcalfile 30 miljonit aastas nagu lihtsalt on natukene nagu siuke veider kuidagi. Natuke küll, jah. Või ma ei tea ka, sest et ta ei ole ka ju vaata puhas sellest, tal on vist 2 hooaega vist lausa vahele jäänud või ta on nagu vigastustega olnud. Ilmselt see ongi, jah, et see on see Wattide probleem. Nagu JJ on ise öelnud tagantjärgi, et kurat, me oleks pidanud nii palju trenni tegema. Nagu arvatavasti see tegi ma karjääri natuke lühemaks, need poisid on ikka, jah, aga absoluut eliit ka vaatab, et aga see ongi naljakas, et vaata need suured edge rusherid, me räägimegi Maika, DJ, Trey Hendrickson, Miles Garrett, et kõik need nimed on käinud treididest läbi ja see tegelikult põhimõtteliselt on näinud sellepärast, kuidas see turg on vaata kasvanud, et kui sa võtad Pittsburghi käpi lahti, sa mõtled, et kus nad selle raha leiavad, et sa peadki DJ Watti lepingu aastatesse. Sellepärast ma arvangi, see ei saa olla väga pika, lühikene, fully garanteeritud leping, neil pole lihtsalt raha anda praegu, vaata. Sa oled 5 aastat ja teed mingi void aastaid sinna otsa ja kõik seda, sa pead mängima sellega, sest raha on 40 miljonit vähemalt. Oota, kes see quarterback pidi olema seal? Aaron Rodgers, see tahab ka mingi 30 milli vähemalt. Nagu selle peab kärma. Et jah, see saab huvitav olema, aga minu meelest, Pittsburgh on huvitav situatsiooni, sest nad nagu ei tea, kes on quarterback ja lähevad draftile vastu, kui sul on nagu suur auk ühes positsioonid. Siis üks teine meeskond, kes on nagu veits under the radar, aga kas see on nagu slow blow up seal? Miami Dolphins, et nüüd Dolphins ise otsustas, et nad tahavad Ramsit ära treidida. Jalen Ramsit, nende star cornerid, kes on samamoodi oma teises karjääris faasis on kus ta hakkab siis vaikselt allamäge minema ja pluss cornerbackil tihti peale see juhtub päris kiiresti ka on et ja Ramsiga nad töötavad koos praegu, et leida mingi treidi partner kuskile saate teda, ta cap'i number on päris suur on Kallaste, aga ma arvan, et
huvilisi on päris palju tema jaoks, sest talenti ikkagi seal veel on ju Ramsil. ma arvan ka, ma ei tea, kes siin piisavalt kaua kuulanud on, ma mäletan, kui Ramsi tuli kolledžist välja, siis ma mäletan mõned nagu sellised targemad analüütikud rääkisid ka, et ta parim positsioon võib üldse safety olla. Ja kui ta Ramsis mängis, ta oli ju vaata staari peal ja kõik see, et et loomulikult on füüsiline freak täielik ja võib-olla kõige parem corneri prospekt eales. Aga ma arvan, et Ramsil on 3-4 tugevat aastat sellises slot nickel safety rollis, kui ta tõesti ei jõua enam äärejoone peal joosta, mida ta ka jõuab. Et ma arvan, et tiimid, kellel on cap space'i, ma ei tea, Washington peaks kohe helistama. Charles Woodsonid laadine karjäär, kus oli tipp corner ja siis liikus safety peal. Ja ülivinge oleks minu arust, kui Ramsi nüüd teeks selle liigutuse, teeks veel siuke 2-3 väga tugevat aastat või siuke ja siis lihtsalt sementeeriks oma sellise koha cornerback või defensive back'ide ajaloos. Jah, Hall of Famer kohe siis ju. Sest tal on Super Bowl ka olemas ju vaata. Ja vaata, mis ta Jacksonville'iga tegi, selles Jacksonville'i, kui ta draftiti sinna, siis Jacksonville'i kaitse oli kohe täiesti ebareaalne ja siis kohe kui ta ära läks, siis lendas prügikasti tagasi kogu see tiim, et selles mõttes aga Ramsi on nagu selles mõttes huvitav on nagu vaata, et ta on selles Dolphinsis olnud on ja tegelikult nagu tema kohta ei räägita väga palju, ta on väga hea olnud nagu selles mõttes, aga temast nagu seal ei ole väga üldse räägitud, sest Dolphinsis on nii palju inimesi, kellest veel nagu rääkida, et aga nagu Dolphinsil ei ole nagu mingi suurepäraselt läinud ka või tegelikult neil ei ole nagu üldse läinud arvestades, mis roster neil on, aga tegelikult nagu kogu selle hullu möllu ja üles-alla värgi raames on Ramsi päris soliidne tugitala on seal kaitses, aga lihtsalt keegi ei räägi sellest. Aga nüüd ongi see, vaata, ta on üks lüli ja see teine lüli on see Tyreek Hill, kellel on jälle väike off the field draamad, nüüd tundub, et jällegi ta teeb oma elu väga huvitavaks, et olid ta küsisid reidi, siis ta ütles otse välja, et ei, ma ikkagi jään siia, et ma ei tea, Miami on nagu siukses väikses nagu, ma ei tea isegi mis faasis, sest et nagu kas see faas, kus nad praegu on quarterbackiga, kellel nad just maksid, kelle kohta on legit küsimus, et kas ta suudab olla see franchise quarterback, kes võtab nagu viib sind eliitide meeskonda vaata. Et nagu kas see on tegelikult kohati halvem positsioon kui näiteks New York Giants, kellel ei ole quarterback, mul pole fucking õrna, kes on quarterback, aga vaata, ma olen sitt, ma saan potentsiaalselt vähemalt proovida leida, ja nagu kus see hullem tegelikult on. Ilma naljata, kui sa hakkasid Miamist rääkima, siis mu esimene mõte oli see, et kas see on kõige halvem nagu koht, ütleme, tiimi tuleviku osas selles mõttes NFL-is või ta on üks halvemaid selles mõttes ongi, et sul on Tua makstud ja see kuidagi see veider osa ongi see, et Mike McDaniel on peatreener, eelmine aasta nende see ründeskeem võttis NFL-i üle, see aasta Tua läks välja ja see midagi ei toiminud enam. Et see ongi nagu see, et mul tundub nagu, et need Ramsi äraviimine, Tyreek Hilli trade, et justkui nagu Mike McDanieli töö oleks nagu väga kindel, aga tulemused ju ei näita seda. Või umbes nagu see, et me oleme ju rääkinud, et Miami on liiga pehme võistkond ja nad ei võida play-offides ja nad ei pääse üldse sinna ja et see on Tua nagu, et kuidagi see Miami nagu see võimude vahekord kuidagi või umbes see, et nagu kas me oleme kindel, et see on üldse see juhtkond, kes seda tiimi juhtima peaks, et see kuidagi Miami plus see omanik on ka siuke veits rikas ja tundub natuke short fuse'iga olevat, et nagu kusjuures nagu Mike McDaniel on nagu low-key üks tulisema tagumikuga peatreenerid. Mina ütleks ka, aga nagu tiim teeb justkui otsuseid nagu, et ehitame ümber ja lähme edasi vaata, et see on hästi nagu siuke, ma ei saa nagu aru, mida Miami üldse teha tahab. Jah, Ott, mis sa arvad sellest situatsioonist? Mulle nagu meenutab nende satsida Washington Wizardsist NBA-st, et maksame jõhkralt palju inimestele, kellele võib-olla ei peaks maksma ja siis nüüd oleme kellades omadega. Et nagu Wizardsis on John Walli ja Patrick Peterson, Jesus, ma ei saa teha peast ära enam seda kornerit, aga Bradley Beali leping, kaks kõige halvemat lepingut, mis sa põhimõtteliselt teha saad, et ma tahaks öelda, et Tyreek Hill ja Tua on üsna sarnased, et üks vend neist on vigane kogu aeg ja teine vend on pahuksis mingite asjadega ja pole võib-olla enam motiveeritud, et aga nüüd on see raha juba ära paigutatud, et kuidagi nagu, mulle endal nagu tundub see, et vaata, et mis selle tiimi suur probleem on see, et okei, kui nad Tuaga nagu mängivad, siis tegelikult neil ei ole nagu halvasti nagu see asi, ma ütleks, et Tua ei ole see, ta ei ole halb quarterback, aga lihtsalt ongi see concussion'i suur probleem on ju, et me kunagi ei tea, millal tuleb see pauk, mis lõpetab üldse kõik ära ja teda enam ei ole on ju, aga mina ei saa sellest aru, et miks nad ei second string, aga no jah, aga nagu Dolphinsi hooaja lõpetab kindlasti ära, et ma ei saa sellest aru, miks nad ei mõtle üldse second string quarterbacki peale, miks nad no ja ma lähen siit oma küsimusele, miks nad ei mõtle second string quarterback, miks nad ei mõtle Gardner Minshew'd näiteks nagu võta Gardner Minshew, võta Joe Flacco oli reaalselt istus nagu niisama
tüüp tahaks raudselt seal Miami kuradi rannas istuda rahulikult ja siis pikki palle Tyreek Hillile ja Jalen Waddle'ile visata nagu. Mida me teeme nagu? Flacco käsi ja Tyreek Hill tegelikult sobiks. Nagu päriselt ka nagu selles mõttes, et nagu sul on asjad on nagu sul ei olnud see nimekiri ka pikk enam, keda sa saad võtta ja sa ikka ei võta Flaccot ära. Mida me teeme noh? Et kui nad see nagu draft ei võta kuskil tagaraundis kas Milroad või Tarti või kedagi siukest, siis ma ei teagi enam, mida see sats üldse teeb. Tegelikult see on Miami low-key siuke quarterbacki destination võib-olla isegi no, ülimõistlik oleks ju, selles suhtes, et sa oled seal Tuua taga, Tuua saab mingi aeg selle lopsu vastu pead, siis ta on 2 nädalat väljas, su rookie saab juba mõned mängud teha ja siis tuleb Tuua tagasi ja sul ei ole tegelikult väga hullu. Aga Zach Wilsonil tuleks niimoodi, et ta saab laksu vastu pead, kõik räägivad tema eest, et ta peaks karjääri lõpetama ja siis Tuua ütleb, ei, ma mängin edasi. Siis kui mingi 4 nädalaga ta peaks IR-i, me unustame ära, et ta sai viga, siis ta tagasi, let's go. Või siis ta sai selge laksu vastu pead ja siis ta tuleb välja, sest tal on puusavigastus. On ka või? Las ma ise kontrollin. Ühesõnaga, neil on vaja second string quarterbacki. Aga ma arvan, neil on ausalt praegu situatsioonis, kus on rohkem vaja kui seda, et nagu Ramsey trade tegelikult võib nende jaoks suures pildis hea olla. Kuigi nad kaotasid Jamon Hollandi, nad kaotasid ju ka oli Fuller oli see, Kendall Fuller oli vist teine aasta. Nende secondary on täiesti tühi. Ja siis samamoodi ju Tyron Smith retairis nende left tackle on ju, kes oli väga hea terve. Armstead, jah, my bad. Jälle valed nimed on meeles Koit. Ei, see nagu ma just mõtlen ka, et see nagu Miami on pigem lähemal nagu blow-up'ile kui sellele, et me oleme 2 piisti kaugusel, et nagu midagi teha, et see on hästi veider olukord minu jaoks. Ja sellepärast ma nagu näekski seda, et nad võiks hakata nagu ehitama sellest, et otsi endale quarterback nii kaua, kuni sul on kedagi sinna ette nagu panna, kes õpetaja saab, sest kui sul Tuua läheb eest ära ja sa paned sinna satsi mingi täiesti rookie quarterbacki, kes ma nagu arvan ka seda, et selle tiimiga, kes praegu on ja kui Tuua saab mängida, ütleme seal mingi 10 mängu, siis nad ei saa nagu first pick'i ka draftis. Selles mõttes, et saavad piisavalt, nad saavad nagu liiga palju võite, et näiteks Archie Manning võtta, vaata. Ja siis nad ei saa nagu seda top prospekti nagu nii. Et selles mõttes siis pigem juba hakka praegu vaatama seda, et sa saaksid mingi tüübi, kes siis saab õppida natuke kauem. Aga ma ei tea. Seda me näeme ja kuidas nad draftis teevad, siis neile see 13. pikk on päris tähtis, huvitav. Ma tõmban korra Jalen Ramsey'le lihtsalt selle väikse sellise nööbi peale, et ma tõmbasin ta Wikipedia lehe lahti, ta jooksis 100 meetrit high school'is, 10-50 ja ta hüppas Tennessee osariigi rekordi kaugushüppes, oota ma mõtlen, mis see 25. Keskkoolis siis jah? Jah, keskoolis jah. Tubli poiss. 7-70 ja tal on siin järjest 2 sotti jooksis 21-40, ühesõnaga, kui Jalen Ramsey poleks NFL-i corner, siis ta oleks võib-olla kerge jõustatud olnud, et üks paremaid prospekte ajaloos. Jop. Ja eks me näeme, mis loodetavasti leiab mingisugust contending meeskonda nagu Commanders, mis iganes siuksed oleks väga, väga huvitav fit on ju. Ja Tyreek Hilliga ka, et nagu ma arvan, Tyreek Hillil on lihtsalt change of scenery't vaja ka ja vist, kas see GM ütles, tuli välja ka, et nagu kui keegi viskab meile 2 esimese raundi pikki, muidugi me redime Tyreeki ära või mingi siuke lause oli. See oli hästi veider tsitaat jah kuidagi, et ei, et me ei tea, et umbes, et ei, et tingimata mitte, aga kui keegi tuleb pakub, siis me kuulame, see nagu siuke, et tulge pakkuge midagi. Ma nagu Chargers peaks minu arust Tyreeki, vaatama, mis see raha on. Herberti käega või? Ma räägin. Või Browns, Joe Flacco käega. Joe Flacco ja Tyreek Hill peavad kokku minema. Et paar signingut juhtus ka siin vahepeal, et nagu saame sellest rääkida ka, Ott, et Joe Flacco läheb siis Clevelandisse potentsiaals, kas ta on week 1 starter, who knows, sest nad toovad kindlasti noore quarterbacki ka veel sinna Kenny Picketti ja Flacco kõrvale, aga ta sai siis 1-aastase lepingu ja Drew Lock läheb Seahawksi tagasi back-up'ina ja siis Jalen Pitre, kes on noor talendikas, siuke Swiss Army knife, siis Texansi kaitses läheb. Sai siis 3-aastase pea 40 miljonise lepingu pikenduse, aga mis see on hästi naljakas, kuidas nad reportisid seda lepingu pikendust, oli see, et see teeb temast kõige kallima või kõige suurema lepinguga Nickelbacki. Minu meelest ta ei ole Nickelback, ta on pigem nagu safety, aga lihtsalt see, kuidas see off-season minu arust on mingi 4 lepingut antud järjest, mis on sama sõnastus. Kõige kallimad. Jordan Lewis läks Jacksonville'i, Nate Hawks läks Green Bay'sse ja keegi minu arust oli veel järjest tulid, et kõige kallim slot teades. Jah, et see on küsitav, mis tegelikult positsioon on, aga ta on Swiss Army knife, ta mängib väga hästi ja see on Texansi jaoks õige otsus. Aga Drew Lock, Ott, ja back-up Flacco, Darnold taha Seahawksi on ja, et back-up ta on ja, et see oli solid lüke, aga jah.
jaa, ei selles mõttes ma olen kuulnud, et quarterbacki mänge jällegi. jah, ei ma olen selles mõttes nagu kuulnud, et Drew Lock tegelikult oli, nagu sobis väga hästi see Seahawksi nagu, nii-öelda sellest ei taha nagu öelda, aga tausta nagu isikuks, et ta oli nagu locker room'is seal väga okei olnud ja nii-öelda teinud neid asju, mida second string quarterback peab tegema väga hästi. Et selles mõttes kindlasti seal ta õppis Geno Smithilt neid asju kõvasti, sest see vend sai ju põhimõtteliselt 10 aastat olla second stringer nagu. Et siuke tunne oli jah, et seal Seahawksis talle nagu sobis see roll, kus ta oli, ehk siis, et ja üldiselt tal nagu vist ja mõlemalt poolt jäädi nagu rahule, et muidu ta, ma arvan, tal ei oleks seda lepingut tehtud ka, sest meil tegelikult on ju Sam Howell ka. Aga noh, ma ei tea, päeva lõpuks meie tiim läks veel valgemaks, nii et meie tiim on, meil on varsti on see Seattle White Power on see tiimi nimi, ma siuke tunne ühtegi mustana. Ma ei saa siiani selle statistikast üle, et Drew Locki eelmise aasta mäng Coltsi vastu on läbi aegade 6 EPA per play mäng. Paremad mängud on Peyton Manning, Philip Rivers, Lamar Jackson, Peyton Manning ja Tom Brady. Jop, ja sellepärast Giantsil pole esimest pikki see aasta. Aga Kallaste teiselt poolt Flacco, see lihtsalt annab Clevelandile ühe optioni juurde, aga see ei ole kindlasti mingi long-term answer, on ju? Ei, no mis see long-term answer seal üldse on, ta võistleb Kenny Picketti ja võib-olla Kirk Cousinsiga või, et noh, minu arust oli huvitav lihtsalt see, et noh, mitte et nagu Ravens juurde tuua, aga väidetavalt, või Flacco ütles, et Baltimore tegelikult helistas talle, vaata, kui nad Cooper Rushi sainisid, et väidetavalt oli huvi nagu reunioni vastu. Flacco ütles ise ka, et noh, et see oleks nagu põnev olnud, aga ma oletan, et seal noh, Flacco on ju mitu aastat siin NFL-is tiksunud selle teadmisega, et ta tahab startida tegelikult, ta käis ju Coltsis, kuna Richardson oli noor ja et ma arvan, et Flacco'l oli jah, pigem see küsimus, et Clevelandis tema competition on Kenny Pickett, et ma arvan, et Joe Flacco tahab week 1 starter olla seal meeskonnas. Jah, täiesti loogiline, aga noh, üks asi, mis ei välista või mis teeb selle olukorra tema jaoks võib-olla keerulisemaks on see, kui Browns võtab kuskil draftis noore quarterbacki, et siis ei tea kunagi, mis sealt tuleb, aga lähme siis drafti jutu juurde, et see noh, drafti jutu juurde, jah. Et siin on vahepeal huvitavaid uudised välja tulnud ja jääme siis quarterbacki juurde, sest et nüüd just eelmine nädal reedel tuli välja jumala lambist uudis, et Saintsi Derek Carr siis, kellele anti siis uus nagu ta leping muudeti ümber, ta mahuks sinna salary cap'i alla, mis põhimõtteliselt tegi tast nagu breach quarterbacki 9 aastaks Saintsi jaoks ja nüüd tuli välja, et tal on õlavigastus, mis on nagu väga kaheldav, et ta võib üldse week 1 mängida näiteks, on ju. Et see tuli küll väga lambist välja ja nüüd on teine küsimus, kes selle lekitas välja, kas Derek Carri pool või on see meeskonna pool, et kes see siin praegu mängib seda, vaata. Et mis te sellest situatsioonist arvate, Kallaste? Siin jah, just see, ma arvan, see kõige huvitavam osa ongi nagu pigem see, et noh, et kas, kui vigastatud see õlg ikkagi on, et noh, et kui tal on garanteeritud leping selleks aastaks ja Saints ei saa mitte midagi teha, et teda lahti ka lasta ja temast lahti saada, siis noh, praegu nagu natukene tundub ja noh, Derek Carr varem ka nagu selliseid noh, mänginud meedias nagu head isikut nii-öelda või noh, face'i, aga tegelikult nagu kulisside taga võib-olla natukene nihverdanud, et siin natukene nagu tundub isegi olukord, kus Carr võib-olla hoiab Saintsi pantvangis ja noh, võib-olla see õlg tunneb natukene paremini, kui ta treiditakse kuskile mujale, aga ma ei tea, Ott. Jah, ma korra blank ma ei vaatasin, et sa jäid seisma, siis ma ei, aga lihtsalt jah, see ongi nagu nii imelik, et noh, et Carr on noh, Derek Carri nimi just kui vaata ju tegelikult on nagu siuke suurem quarterbacki nimi, aga ma arvan, et see pikk 9 draftis, ma arvan, me peame nagu aina rohkem mõtlema hakkama selle peale, et see võib quarterback olla. Jaa, ei, minu arust ka. Selles mõttes, et okei, kuigi mulle natukene, kas Kaupo või keegi pani meil sinna gruppi selle mingi stsenaariumi, et nii-öelda Saints võib-olla veel see aasta ei drafti nagu quarterbacki puhtalt selle pointiga, et järgmine aasta olla nagu saada kõrge drafti pikk ja siis võtta Arch Manning. Et viimati nad ju ka võtsid endale Manningu quarterbackina nagu tema vanaisa siis. Jah, et selles suhtes see oleks päris äge nagu moment ja iseenesest ma ei näe nagu selle stsenaariumi nagu halba, aga nagu natuke keeruline on müüa fännidele seda, et kuule, me oleme 1 aasta nagu ikka täiesti prügino, et me nagu põhimõtteliselt, et see noh, NBA-s nagu juhtub seda küll, et sul on mingi trusted process, Sixersi asjad olid on ju, aga NFL-is ikka mina ei ole küll näinud seda, et mingi tiim ütleks nagu hooaja alguses seda, et kuule, et me ei lähegi üldse mitte kuskile, et see aasta me tangime kohe.
ja kui tihti juhtub seda, et noh, meeskonnad mõtlevadki, et järgmise aasta quarterbacki klass on parem, bla ja noh, hooaeg läheb ja noh, kõigepealt rääkimata sellest, et noh, NFL-is on mingi 10 tiimi, kes Arch Manningul praegu silmu peal hoiavad, et noh, et seda number 1 pikki saada on tegelikult päris keeruline. Kes pole veel mänginudki kolledžis tegelikult otseselt. Natuke mängis Texase eest eelmine aasta aine. Nagu see on ka projection. Aga jah, aga nüüd, kui me läheme mock draftide juurde, me saame rääkida ka see Saintsi olukorda päris huvitav, et me saame seal on paar huvitavat inimest või mängijad pandud sinna, kuidas see board kukub, on ju. Aga siis draftis siis nii palju, et draftis on siis 24 aprill, nagu öeldud, on ju. Siis 5. mail on see 50-year optioni deadline, see on siis 2022 drafti klassi omad. Ehk siis Kayvon Thibodeaux, Evan Neal, Hutchinson? On see või? Jaa, on ju Hutchinson, jah. Ja siis Trevon Walker ja need, jap. Et kuule, oota, kas Trevon Walkeril on rohkem säkki kui Hutchinson? Võimalik isegi seepärast, et Tal on 24 minu või midagi sellist. Hutchinson üks hooaeg sai ju väga palju säkke, ta sai kas 24. Mis tal eelmine aasta, kas tal ei olnud mingi, tal oli mingi 7,5 oli eelmine aasta, kui ta puruks murdis jala ära, minu meelest. No, Hutchil on 4,5 säkki rohkem, Hutchil on 28,5, Walkeril on 24. Okei, mis on ikkagi tegelikult, mis paneb perspektiivi, tegelikult Walker ei ole nii halb pikk olnud, aga jah, et selles suhtes Hutchinson saab selle laabi rohkem, aga jah, see siis saab olema huvitav, mis nende, seal on päris palju nimesid, nagu Devin Lloyd, vaata nagu Evan Neal näiteks, kes nagu on huvitavad nimed, kas nad saavad selle 5. aasta optioni või mitte, see meeskonna otsustada siis, aga noh, sellest saame rääkida siis, kui see juhtub. Ja siis 20 mai lõpus on see league meeting, kus siis Tush Push ja see play-off'i seedingu asi läheb uuesti hääletusele, et siis mai lõpus me kuuleme, mismoodi nad teevad ja 13-14 mai peaks olema siis meie jaoks tegelikult oluline aeg, kus tuleb välja schedule, mis tähendab, et Euroopa mängude schedule tuleb, kes mängivad ja millal mängivad. Et see Madridi uudis, mis väidetavalt on Bengals ja Dolphins või? Et see võib päris kõva mäng olla. see on päris lahe areen ka ja värki, et see Madridi jah, kui see tõesti on Bengals Dolphins ja me näeme seda Bengalsi kolmikut Euroopas, siis jah, tasub võib-olla mõelda selle mängu peale. Jop, et aga siis draftist veel paar asja, mis on nagu huvitav asi, mida ma kuulsin. Ma kuulen päris palju Chris Simsi neid kuradi unbuttoneid ja värki, tal on päris huvitavad arusa, või noh, ta mõtleb natuke teistmoodi. Vahetevahel väga jabur, aga vahetevahel on päris vinge. Aga ta oli ju oma viimane aasta oli Patriots, ta oli back-up või third string quarterback on ju. Ja siis ta oli peale seda, ta oli aasta scout Belichicki all. Ja see nagu, mis ta ütles, mida Belichick õpetas seal, skautidele, siis, kes siis analüüsivad neid kolledži mängijaid, oli see, et kui sa räägid teiste meeskondade skautidega ja kui sa räägid mängijast, kes on meie boardil väga halb, nagu meie arust ei ole hea mängija, alati haibi nad üles. Nagu alati haibi üles, sest et see teine meeskond arvaks, et ta oleks hea, vaata. Et ta ütles, siis see pani nagu mind mõtlema, et nagu, ühesõnaga me ei pruugi mitte midagi teada, millest praegu räägitakse ju. Nagu see võib kõik smoke screen olla lihtsalt ja draft easy tegelikult. No eriti vaata, kuna meil suur osa uudiseid, mis me saame, ongi Twitter või noh, nagu mingi selline platvorm, kus noh, Schefter ju tweetib agentide soovil ja need podcasterid räägivad ka infot, mida nad saavad ju enamasti agentidelt. Et, või siis tiimi mingitelt allikatelt, et see kõik ongi siuke nagu tasakaalumäng, et noh, kui mulle meeldib mingi mängija, aga ma olen pikk 6, aga noh, see tüüp ilmselt läheb pikk 3, siis noh, ma hakkangi lekitama neid kuradi gaasimaski videosid või selliseid asju, et lihtsalt, et mul oleks parem võimalus seda mängijat saada. Ja teine asi, mille hoidke silma peal, mida me näeme ka meie grupi chatis, et meil on Ameerika Footy chat, kui sa tahad igapäevaselt rääkida kaasa NFL-is, siis see on Messengeris olemas. See top 30 visits, ehk siis iga meeskond saab võtta 30 mängijat selle aasta draftist, tuua enda hoonetesse, teha taga trenni, panna teda whiteboardi peale, et nagu mentaalselt testida neid. Aga see ei tähenda ära, et nad võtavad oma top 30 mängijat. Nad võtavad tihti peale sealt mängijad, kes on mingi 5. raund ka, nad tahavad lihtsalt uuesti vaadata seda mängijat. Ja teine asi ka, mõnikord meeskond ei võta meelega seda mängijat, kellest nad on räigelt huvitatud. Sest nad ei taha, et inimesed arvavad, et meile meeldib see mängija vaata. Et ärge liiga palju uskuge neid private workout'e värki, see on lihtsalt nagu, jah, see on ka siuke nagu, see on nagu, sa pead tegema ja see ei ole alati, ei tähenda, et sa meeskond tegelikult huvitatud temast nii väga. Et siuksed asjad lihtsalt ka hoidke silma peale, et ma kuulan Giantsi podcasti, sest see on nii jabur, kui see tuli välja, et Sandersi paganama workout on nüüd alles ja tema Shuki oma ja Milrow on nüüd, et siis see on naljaks, kuidas fännid overreactivad selle peale ka. Aga siis,
mis meil veel on, Panthers on huvitavas positsioonis on ju, kas Panthersi GM ütles, et me oleme nagu valmis treidima alla on ju. Kõik on valmis treidima alla. Kõik on valmis treidima alla, aga keegi peab olema valmis üles ka treidida, et see juht, vaata. See on ka alati nii tore minu arust, et vaata, kui drafti season hakkab ja no see ongi kasvõi see meie chat või kus iganes, siis nagu minu arust kõik tiimid, fännid tahavad, et no treidime mingi 8 pikki või 4 pikki tagasi, võtame teisest roundist paar pikki ja noh, siis saame ikka oma mängijad kätte, vaata see ongi see, et noh, trade down tundubki kõige parem mõte. Jop. Keegi peab olema valmis üles ka tulema, vaata. Et tihtipeale on see quarterback, see aasta ei ole seda juhtu, on ja ma ei tea, tegelikult kui juhtub nii, et Carter ja Hunt, et ütleme, et Carter on siis 3. pikk ja Giantsil on valmis tegema pikki, ma eeldan, et meeskonnad helistavad, sest et ta on see blue chip, vaata, et võib-olla Giants on nõus allapoole tulema, et saada see blue chip, aga tihtipeale seda ei juhtu mitte quarterbackidega, vaata, sest et Julio Jones on vaata legendaarne, kus ju Falcons tuli mingi 20 pikki üles, et võtta Julio, vaata, Will Anderson ka ju, vaata. 15 pealt vist 3-ks või kuskile. Jah, et seda ikkagi juhtub, aga see põhiliselt on kohati, kui sa tahad olla nagu St. Louis Rams, et Redskins maksab sulle kõik asjad, mis tal on põhimõtteliselt, et tulla üles võtta Robert Griffin III on ja. Et see on see positsioon, kus sa tahad olla. Aga noh, mis tegi St. Louis Rams selles nendest pikkidest 8-8, 8-8, 8-8, 8-8 hooajalised järjest, et nagu see on ka drafti pikid ja toredad asjad, aga sa võid ka neid ära kasutada või et see on alati see klausel ka. Aga siis me lõime kokku 5 sellist huvitavamat mock drafti, mis on siin viimase nädala jooksul välja tulnud ja see siis annab minu meelest päris hea ülevaate sellele, et kuhu poole need võib-olla mis mängid kukuvad, mis mängid tõusevad on ja, et mis meeskonnad on mis positsioonigrupist võib-olla huvitatud rohkem, et vaata, Kallas ütles küll, et agendid räägivad, aga teine asi on ka see, vaata need insiderid, neil on ka ju tegelikult meeskondade juures source'id ja need source'id ei saa ilmtingimata valetada ka, sest et ju siis see insider teab, see on bullshit, vaata, et nagu see ei saa peab mingit tõde olema, aga nüüd on sinu asi ära otsustada, kus see tõde on, vaata. Aga nendest 5 mock draftis, ma ei tea, kõige lihtsam asi, millest võib alustada on see, et top esimesed 3 pikki kõigil samad. Paistab nii ja Cam Ward üks päev Fortnite'i streamis juba rääkis, et NFL-i top 4 receiver'i seas on nii Calvin Ridley kui Traylon Burks ja siis ta ütles, et küsiti vist, et kes NFL-i parimad head coach'id on ja siis ta läks järjest alla, ütles Brian Callahan, Kevin Stefanski, Brian Dable, et järjest lihtsalt, et ta lihtsalt nagu kuidagi ma ei tea, see Cam Ward nagu võtab nagu väga või kuidagi mulle nagu endale meeldis sellest, ta kustutas selle streami muidugi kohe järgmine päev ära Tennessee, võib-olla mingi Tennessee zip code'iga telefoninumber helistas talle, et kuule, mis sa teed? Kusjuures ma arvan, see on NFL oli see, vaata, vanasti oli see probleem, vaata, Matthew Stafford ju sainis tegelikult ju lepingu ju Lionsiga enne kui ta draftiti üldse, aga NFL ei tahtnud seda, tahavad ju seda intriigi kasvatada, vaata, aga me korrati kõik teame, et Cam Ward läheb esimesena, vaata. Draft algab teisest kohast üldjuhul, või noh, isegi jah, sel aastal võib-olla isegi siis 4. Vist küll, aga nagu, ma ei tea, Ott, nagu need top 3 pikid tunduvad olevat need blue chipid, et nagu Giants ja Browns nagu quarterbacki saad võtta ikkagi kordades reach, kui sul on potentsiaalselt olemas Travis Hunter, kes on nagu generatsiooniline mängija, võib-olla selle koha pealt, et lihtsalt teda ei ole kellegi võrrelda, lihtsalt mida ta teeb. Ja Abdul Carterit võrreldakse reaalselt siin ju Von Millerit ja sellistega nagu, kes on nagu legit blue chipid vaata. Ei, minu arust ka, et selles mõttes see top 3 nii palju, kui me oleme omavahel ka rääkinud, on nagu täiesti lukus, noh. Et selles mõttes okei, see järjekord, mis siin 2. ja 3. läheb, et kas Hunter läheb Brownsi või Giantsisse, see minu jaoks nagu nii klaas selge ei ole, kuigi mulle ka järjest rohkem hakkab see mõte meeldima, et Hunter läheb Brownsi, seepärast Brownsil tegelikult ju receiveri koha peal, okei, Jerry Jeudy tegi mõne hea mängu, ühe väga-väga hea mängu, aga tegelikult Jerry Jeudy ei ole VR number 1 nii-öelda NFL-is. Et selles mõttes ta sobib sinna VR-i koha peale väga-väga hästi ja veel kui Brownsi sinna secondary'sse ka Hunter juurde panna, oi-oi. Et selles suhtes ta mahub sinna nagu rusikas silma auku, mitte et Abdul Carter ja Miles Garretti kõrval oleks halb idee, minust see oleks ka suurepärane idee. Aga lihtsalt see, et kui vaadata, mis Brownsil nagu puudu on, siis ma arvan, no tegelikult Browns ja Giants on selles mõttes suhteliselt sarnased, et mõlemal on kaitse nagu väga okeis kohas, et siis ma pigem võtaksin selle ründapotentsiaaliga venna nagu enne, sellepärast ma arvan, on ja Brownsiga on võib-olla see, et
Hunter tooks seda positiivset energiat natuke sinna meeskonda juurde. Ta annaks nagu selle staari vaata, nagu LeBron James, no mitte päris nagu LeBron läks Clevelandisse, on ju, aga nagu ta on siukene nagu, ta on natuke teissugune. Ja muideks, kui see on ikka räigelt naljakas, et Travis Hunteri number retiiritakse Coloradost ülikoolis on jumala okei, aga miks see Shedeur Sanders jova sinna topiti, come on, don't be a dad. Nagu ongi, see on Dioni mõju praegu seal jah, aga kuidagi jah, ma olen nõus sellega, et noh, kui sa Travis Hunteri draftid, siis me räägime Clevelandis millestki teisest kui tingimata QB-st. Noh, kõik vaatame, iga mäng vaatame Clevelandi. Lihtsalt, et näha, mis kuradi Travis Hunteri snap count'id on. Et noh, me vaatame sellel põhjusel, mitte et me vaatame seda, et kes see kuradi QB seal on. Et noh, et vähemalt on nagu midagi muud, millest rääkida Clevelandis siis. Ei see Travis Hunter toob kindlasti nii-öelda neid kõrvalvaatajaid Brownsi mängudele kõvasti juurde, et selles mõttes, et sul on nagu eriti just hooaja alguses, et noh, et esiteks kus ta mängima hakkab, on ju, kui ta hakkab seda topeltrolli mängima, nagu what the hell, kuidas see välja näeb, on ju, et kõik need asjad on nagu, need on nagu nii uued ja põnevad, vaata. Ja, aga siis noh, Giantsi koha pealt on see, et fännina on nagu Hunter oleks parem, lihtsalt parem fit, vaata, kuna meil on nagu kaitseliin on tegelikult, meil on räiget ressursse kaitseliinis juba olemas, et pane Abdul Carter sinna otsa, aga jällegi, Abdul Carter võib mängida vaata off the ball linebackerit ka, et ta on nagu, sa saad teda mängitada praegu ja Kayvon Thibodeau'l on ju potentsiaalselt viimane aasta, kui ta 5. aastat üles ei korjata nüüd maikuus, vaata, et see on nagu, seal on täitsa nagu long term fit ka olemas ja noh, minu poolest, mina isegi pikiks Kayvon Thibodeau ja võtaks Abdul, las mängivad 1 aasta koos ja kui ei toimi, treidi ära Thibodeau'd siis. Sest siis saad vähemalt midagi vastu ka ta eest, vaata. Sa ei saa küll palju, aga sa saad mingi 3. 4. raundi piki äkki, no mitte päris nii palju, ma mingi 5. raundi piki saad ikka, mis on nagu okei, vähemalt midagigi. Et Abdul Carter ja Brian Burns ja Dexter Lawrence ja Kayvon Thibodeau nagu paberi peal on päris hea kurat. mulle natuke hädasti meenutab see noh, see ei ole veel ära draftitud, aga ütleme üsna kindlalt see Carter läheb sinna, on ju. Mulle hädasti meenutab see Giantsi sats Commandersi 2 aasta tagust satsi põhimõtteliselt, kus neil oli kaitseliin oli nagu täiesti sõge. Svet, Allen, siis oli jah see Young ja kes, Payne, jah. Et selles suhtes ülikõva kaitseliin ja vaatame, kus Commanders praegu on, siis ütleme päris hea koht, kust minna. Et ülar selles suhtes. Okei, neil see kaitseliin lõpuks oma potentsiaali muidugi nagu selles mõttes ei saanud ära kasutada, aga sealt tuli tegelikult nii palju, et nad said vähemalt pappi. Thibodeau ja Chase Youngi karjäär on päris sarnane olnud siiamaani. Ma just mõtlesin ka, et low-key, et kui sa hakkad neid defensive endasid ära treidima, siis sa võib-olla leiad quarterbacki ka lõpuks nii, et tund on õige. Aga nüüd, räägime, kuna meil on Patriotsi fänne päris palju omajagu näiteks kuulavad ka, siis me oleme Patriotsi 4. pikk on võib-olla siuke, tundub nagu kõik lähevad ühte suunda sellega, aga jällegi, kas see on siuke nagu, kui suur vahe on tegelikult Membuul ja Will Campbellil? Tegelikult, need kaks top tackli prospekti, kuigi, kurat, ma praegu unustan ta nimega, NFL Filmsi üks suurimaid nimesi, tema power rankingus on ju Conklin? Kes Oregoni tackle on? Connorly number 1 tackle. Nate Tice'i isa Mike Tice, legendaarne ründeliinis treener, tema Josh O'Connordi pani esimeseks. Jah, täpselt, et nagu, et see on nagu, see tackli rating on väga huvitav tegelikult, et kuna Patriotsil on see suur need, vaata, ründeliini vaja lisada, aga ma ei oleks mind ei paneks imestama, kui nad võtaks mingi Javon Walkeri või Mikel Williamsi või mingi siukse nagu defensive endi sinna hoopis. Kuigi Patriots minu jaoks, noh, see mõttes, et kui me naarsime siin seda trade downi asja, siis noh, Patriots kõigepealt loomulikult on nagu kõige ideaalsem trade downi variant praegu. Aga ma arvan ka, et siin on nii Will Campbell kui Membu. Ma isegi nagu näen, et noh, Membuul on vaata võib-olla kõrgem lagi, et sa lihtsalt riskid selle nagu füüsilise profiiliga natuke rohkem. Ja probleem on see, et võtsid ju right tackliks tõid sisse ju Morgan Moses on vaata olemas. Ja siis Membu peab praegu minema vasakule, no mis nagu long term, keda huvitab tegelikult vaata. Aga jällegi, see on see vaata praegu see küsimus, et see Patriotsile ei meeldi üldse see, et ainult üks quarterback läheb top 3-s. Jah, kui see üks Hunterist ja Carterist nagu libiseks sinna alla, siis nad oleksid nagu väga õnnelikud selle üle. Jah, aga no sealt edasi, aga kui me vaatame neid mock draft'e ka, mis meil on need 5 tükki, meil
meil on Dane Burglary oma, kes on siis Athleticust on ju, kes teeb selle Beast'i kogu aeg, kes on nagu, see on väga hea. Mike Renner on nüüd CBS-is, mulle räigelt meeldib, kuidas ta mõtleb ja ehitab neid, siis Mel Kiper ja Field Yates tegid kahekesi mock drafti nagu vaheldumisi pikke, et nagu see on siuke huvitav mock. Ja siis Todd McShay oli vanasti ESPN-i, siis ma ütlesin Steve Balsolo oma, kes oli BFF-is vanasti. Et nüüd nad teevad oma asju Sam Mansoniga. Ja top 3 on siis Cam Ward, Hunter ja Abdul Carter, 4 on Will Campbell kõikidel ja on, ei tehti ühel on vist. Ja ikka Will Campbell ja LSU tackle ja siis 5-6 on kõigil Genti ja Mason Graham, aga siis Mike Renneril on vastupidi, ei. McShale. Burglaril on vastupidi ka. Burglaril on Genti üleval. Genti läheb Jaxi ja siis Mason Graham läheb Raidersisse. Ja McShale on teist. jah. Aga noh, suures pildis nagu pikk 5-6 on ka nagu Genti ja Mason Graham on ju, mis tundub, kas ma olen viimased päevad hakanud Genti pärast nagu Genti peale rohkem mõtlema ja ma ei tea, vaata, see on kõik see, et noh, et ma üldse ei kadesta neid meeskonna, selles mõttes, noh, top 10 on alati tore olla või isegi top 5, eks ju, aga sa oled nagu selline, et sul on nagu mingi, noh, väidetavalt generatsiooniline running back, ma ei taha nüüd, Ashton Genti on suurepärane mängija ja Heismani finalist, eks ju. Mul on nagu natukene kahtlusi selles, et tema vaata, kui me vaatame Adrian Petersoni või Saquon Barkley't või neid tõelisi kuradi generatsioonilisi tüüpe. Bijan Robinson. Bijan, täpselt sama, et noh, mina eelistan Bijani palju rohkem tegelikult Ashton Gentile. Et noh, kui su parim see ability nii-öelda kolledžist välja tulla on see, et okei, sa oled hea tackle breaker Mountain Westis, okei. Et noh, ma hakkasin ükspäev just mõtlema selle peale, et noh, et okei, noh, sul on Mountain Westis on mingi tulevane raamatupidaja seal Holy's. Aga mis siis, kui see Bobby Wagner on? Et okei, sa breigid esimese tackle'i. Aga nagu, mis siis, kui CJ Mosley vastu jookseb sulle või Roquan Smith või keegi selline, et noh, ma lihtsalt nagu, ma ei tea, kas Ashton Genti nagu see parim, see külg on see, mis NFL-is temast erilise mänge teeb. Ma loodan, et teeb, aga ma kahtlen Gentis nagu nii palju rohkem viimaste päevadega mingil põhjusel. Jah, aga üldsuse mõttes on Genti ja Mason Graham on siis nagu sealt järgmises kategoorias blue chip'i, kes peaks olema suht kindlad mängijad. Mason Graham on lihtsalt see, et sul on lihtsalt D-tackle'it ei taheta, ta ei ole nagu vaata athletic freak D-tackle, vaata, aga ta on väga hea D-tackle, et sellepärast Jaguarsi pannakse teda kõige rohkem, siis Jaguarsil on suur auk seal D-tackle'i peale, tundub loogiline olevat ja Genti pannakse Raidersisse suurem osa ajast, mis on nagu, ma saan aru miks, aga jällegi number 6 pikina running back, vaata. Vaata. Kallastas on nagu valid point tegelikult, et nagu see tase vaata on nagu teissugune, on ju. Aga noh, ja siis 7 pikk, ja sorry, Ott. Mulle isiklikult see Genti 6. pikina nagu meeldib, sest nagu Raidersi nii-öelda need ründerelvad nagu justkui tunduks, et oleks siis nagu väga hästi paigas, nagu väga sümmeetriliselt selles mõttes, et sul on Gino, kes jagab palli on ja sul on see Pete Carrolli süsteemis olev nii-öelda beast moodi jäljendav running back olemas, kes hakkab sinna lihtsalt pea ees sisse jooksma ja siis sul on tegelikult Jacoby Myers ja Brock Bowers ka olemas, et sul on nagu selles mõttes see ründerelvad on päris huvitavad tegelikult, kui Genti nagu sinna läheb. Aga noh, sul ei ole peale Gino nagu väga midagi siis. Aga noh, teisalt nagu... Ja. Siin ongi argument ju sellega vaata, et miks nad võtavad Genti nii kõrgele on see, et nagu kuna ta on nagu tal on potentsiaali olla nagu all pro running back vaata, aga siin muud tal positsioonid, mis on võib-olla väärtuslikumad, aga need mängid ei ole nii head tasemel vaata praegu, et projectioniga on ju, et see on see argument on ju, ja siis 7 pikk on Jetsi oma, kes on Membu, tundub minevat Missouri offensive tackle, right tackle siis, et tundub, et ta läheb suht tihti pannakse tema sinna 7. pikina, siis top 7 nagu need samad mängijad käivad läbi, välja arvatud nagu siin Todd McShale on seal, Jalen Walker pandud Jaguarsi, mis on nagu. Kes on teistel kohe pikk 8 selles mõttes, et ta ei ole üldse kaugel, vaata, et Jalen Walkeri tõus on nagu võib-olla kõige üllatavam asi siin viimaste nädalate jooksul. Keegi tõi selle pointi, ma ei mäleta, kelle podcast ma kuulsin, tõi välja, et võib-olla meedia on rohkem haibitud tas kui meeskonnad. Et nagu see on huvitav küll näha, kuhu Jalen Walker läheb, on ju. Sest 8 pikk jah, nagu Panthers on halvas positsioonis minu meelest, nagu sul on nii palju valikuid, aga samas nagu mitte midagi nagu väga selget ei ole ju tegelikult ju. On küll jah, sest noh, nad võivad igas suunas minna, et noh, me oleme rääkinud vaata, et noh, et Price'il oleks püüdeid vaja, liin justkui on korras, aga noh, kui ma nagu vaatan sellele otsa, siis ma arvan ka pigem, et Panthers nagu pigem peaks oma kaitse poolt tugevdama seal.
ja siis, aga nüüd 9. pikk Saints on huvitav, sest nüüd tuli see Derek Carri uudis, millest me rääkisime, on ju. Siin mock draftides meil on, kus on Saints 2 korda on see Sanders pandud 5 ja 1 korra on Jackson Dart sinna pandud. Ja mulle meeldis kusjuures see Todd McShay panis Jackson Darti sinna üle Sandersi näiteks. Mis tema argument oli see, et Kellen Moore on see uus head coach. Kui sa võtad noore quarterbacki nii kõrgelt, ma arvan Kellen Moore'i käest sa küsid päris ära, mis tüüpi sa tahad. Kellen Moore'i quarterbackid on Dak Prescott, Justin Herbert ja Jalen Hurts. Kes on nagu Jackson Dart. Jackson Dart on nende kaliibriga, mitte kaliibriga, vaid nagu võimekusega mängija, siis stiiliga mängija, vaata. Sanders ei ole sellise stiiliga, vaata, et nagu stiili poolest Dart sobiks sinna rohkem, aga kurat, selleks ikka siuke reach, kui 9. võtta Dardi seal. Väga. Aga samas, kui see on see quarterback, who cares? Sellise stsenaariumi juures, kui me nüüd rääkisime sellest, et noh, ja muidugi, kes see tahaks üles treida, me oleme sellest juba ka korduvalt rääkinud, on ju. Aga nii-öelda Saints, ma arvan, on üks nendest tiimidest, kes väga palju nagu kuulab seda, sest just me enne podcasti siin ka Kallastega rääkisime sellest, et noh, see stsenaarium, et nad nii-öelda ootavad ära selle väga noore, me rääkisime podcasti sellest juba, mul juba nii segaduses siin palavikus, aga ühesõnaga, et see, et nad võib-olla tangivad see hooaeg, et järgmine aasta siis selle nagu parema klassi peale minna, ma ei tea, mulle nagu natuke tundub loogiline, et võib-olla nad annetavad selle piki tõesti, sest tõenäosus, et sa saad enam-vähem sama kaliibriga quarterbacki kuskil, ma ei tea, esimese raundi lõpus või teise raundi alguses on väga-väga suur, aga jällegi, mis see talent on, kelle järgi sa sinna 9. piki lähed nagu peale tight endide? Ja nagu Kallaste siin ka, aga tundub, et Sanders on praegu kukkumas, see Toor Sanders on, jah? Sanders on kolinal kukkumas, jah, et siin ongi nagu see, et noh, nagu sa rääkisid ka, siis tegelikult Jackson Dardi võib-olla nagu see profiil, noh, see ongi see, et kui sa nii kõrgel valid, siis sa ju vaatad potentsiaali, mitte seda, et noh, et Shadur on siuke soliidne quarterback, siuke mängujuht, kes noh, jagab seda palli laiali, aga ta käsi pole tugev ja noh, ta nagu, tal ei ole võib-olla neid viskeid nagu. Teddy Bridgewater on päris tihti visatakse nagu Sandersi kombiks. Minu meelest jumala hästi sobib, sest et nagu Bridgewater oleks olnud 4 aastat starter Minnesotas, kui ta see põlv poleks läinud, ma arvan. Ja heal päeval, ta parim hooaeg oleks olnud, võib-olla siuke nagu Cousinsil oli parim hooaeg, vaata. Sõltub umbes nagu süsteemist ja kõigest sellest, et see pigem ongi nagu see, et kui sa vaatad Jackson Dartis, sa näed rohkem seda lihtsalt või isegi Jalen Milrow, eks ju, et kui sa rääkisid siin Jalen Hurtsist ja nendest, et noh, vähemalt sa saad Milrow ümber nagu mingi package ehitada. Et ma üldse imestaks jah, kui see quarterbackide järjestus muutub palju rohkem võrreldes sellega, mis me siin võib-olla isegi 6 aega tagasi ootasime ja ma ei oleks üldse üllatunud, kui ainult Cam Ward läheb esimese raundis. Nagu oli vaata Kenny Pickett aasta, oli samamoodi, vaata lõpuks läks ainult Kenny Pickett esimeses raundis ja kus, noh praegu, kes teab jälle, kes reportib selle, aga nagu Tyler Shook on osade arust number 2 quarterback siin üldse. Et nagu Sanders on 4 näiteks, et nagu ma arvan ka, et Sanders kukub, et kas ta Saintsis kukub edasi on küsimus, sest nagu Saintsil tegelikult on probleem küll kohad, kui Carri pole ja see on Rattler ja see Huler või mis pagem teise nimi oli, vaata. Ja oli jah, see Huler või jah, mis iganes ta oli. Noh, ühesõnaga, sul on Spencer Rattler ühesõnaga. Jah, täpselt. Taysom Hill. Juhan, sorry, aga jah, on ikka natuke näidanud, aga midagi erilist, vaata. Et see on jah siuke huvitav, see Saints on huvitav, siis 10. on meil Chicago Bears ja väga paljud pannakse Tyler Warren sinna. Siis, kes peaks olema viimane võib-olla siuke suurema kaliibriga mängija siin draftist, kes on lihtsalt tight endi positsioon on siuke küsimus, vaata. Et mis Kallastes, neil on juba Cole Kmet, aga samas fucking weaponid siin ründas veel juurde ju. Jah, et noh, ütleme Keenani nad lasid nüüd lahti, aga noh, neil on Rome Odunze ja DJ Moore, eks ju, et ma arvan, et nagu ütleme Genti osas Bears oleks ideaalne koht, et noh, ma arvan, et DeAndre Swift ei peata sind Ashton Gentit draftimast, aga noh, see mõttes jällegi, ma ei taha nagu Genti vastu ka olla, et mulle tegelikult meeldib ta Raidersis ka või Jagsis, aga jah, Bearsis nagu ma ei tea, vaata, noh, Ben Johnson Detroitis nagu neid tight end'e armastati, aga ma ei ole kindel, kas see oli nagu Ben Johnsoni asi või see oli pigem nagu siuke Dan Campbelli asi või noh, nagu kuidagi siuke filosoofia asi, et noh, Warren on nagu siuke tüüp, kellega saad kõike teha, aga kui me tight end'idest räägime, siis nagu mulle, ja noh, samamoodi, et noh, Warrenit peeti alguses top 5 seal ja top 7 vähemalt, et Colston Loveland on pigem selle vahe nagu väiksemaks teinud, sest Colston oli kõigepealt 25 juures ja nüüd temast räägitakse, et noh, ega ta Coltsist 14 alla ei kuku. Kusjuures Colston Loveland on tõusmas, sellepärast ta on parem receiver. Tegelikult, kui sa võtad Tyron Walleri game'i, ta on 1 aasta production'it ja see nagu radade jooksmine on nagu siuke
ta meenutab George Kittle'it nagu sõna otseses mõttes nagu, mis ta nagu rajad ei ole üldse crisp ega midagi, lihtsalt leiab viisi vabaks saada, vaata, minu meelest. Aga nagu Coastal Loveland, Michigani tight end siis, kes nagu tal on legit threat. Ja tal on teine asi see, et tal on raami, et kasvatada ta natuke suuremaks, et ta on täiesti nõus blokkima, aga lihtsalt ta on natuke liiga kerge hetkel, et minu meelest nagu, ma olen näinud, kus Loveland läheb enne, Darren Wallerit tegelikult. Ma ka. Sorry. Et see 10. pikk see, aga noh, Chicago on igatepidi heas positsioonis, võtta lihtsalt parim mängi, kes on sinu boardil olemas, vaata. Ja see Jalen Johnson nende corner ütles ka hästi, et ma ei viitsi enam haipida, et räägime tulemustest, et Chicago'l on nüüd aeg kuradi võitma hakata. Et tehke see õige valik ära ja hakkame tegema. Jab, aga siis 11. pikk on ju San Francisco, keegi ütles, et me pidime mõtlema ka, et ja neil on secondary's tegelikult nagu auk, aga samas peale Bosanil pole kaitseliinis mitte kedagi. Et ma arvan, et see ja siin Mokis on ka kaitseliini mängijad väga, lihtsalt mis stiili kaitseliini mängijad on ja Shamar Stewart minu meelest sobiks hästi, sest et nad ju ajavad tagasi seda füüsilist freaki, vaata tihti peale, et nagu Shamar Stewart sinna Bosa kõrval oleks lahe. Et Ott, sinu divisioni meeskond on ju, et nagu ma ei tea, kaitseliin, secondary on see positsioon on ju. Tundub olevat rohkem. Ja ei, ma miskipärast kaldun ka sinna kaitseliini koha peale. Seepärast, et lihtsalt secondary jaoks on võib-olla liiga vara nagu pikkida. Mis nagu iseenesest, kui sul on vaja muidugi sinna inimesi, miks mitte pikkida on ju, et selles suhtes, et aga mulle tundub, et see praegune secondary, noh okei, kui Travis Hunter, kes iganes ta on ju, me ei tea, on ju, tema välja visata, siis tegelikult see secondary nii-öelda, ma arvan, et nad saaks nagu teistes raundides seda seal täiendada nagu paremini, et selles mõttes siin pigem võtta endale kõige sobivam kaitseliini vend ära, kes iganes ta siis on, et me nendest mokkides ka näeme, et see on literally kes iganes on ju, et ma arvan, see valik läheb kuskile kaitseliini ja kes ta siis on, eks paistab on ju. Ja siit kohe järgmine pikk on Kallastab huvitav, et nagu kõik need mokid pannavad receiver'i Cowboysile 12. pikina, kas siis Matthew Golden või T-Mac on ju Arizonast. See on aus, ma olen ise ka nagu sinna rohkem jõudnud, et noh, okei, ideaalis sa võib-olla võtad mingi liinimehe või noh, selles mõttes, aga kui sa kujutad ette CD Lambi, kes niikuinii on siuke slot ja siuke hästi tehniline receiver, ja siis noh, Ted eriti, aga noh, Matthew Golden ka tegelikult ju pigem ikkagi nagu äärejoone mees. Et tegelikult see avaks seda tallase rünnakut päris palju, et Tackil oleks 2 relva pluss tight end ka, et tegelikult mulle hästi meeldib nagu receiver ise ka Cowboysi panna. Ja siis 13. pikk on see Dolphins kohe, kellel on ründeliinis probleeme ja secondary's. Nagu me rääkisime, Ramsey läheb ka ju arvatavasti minema, et nagu need on need positsioonigrupid, kes sinna paneks. Nick Emonwari on seal 13. pikk juba päris kõrgel nagu. See oleks väga Dolphins, kui nad võtaksid Nick Emonwari esimese secondary mängijana boardit. Jop, see oleks päris huvitav, et siin nad panevad erinevaid, Kelvin Banks ka siis tackle kaardi hübriid ründeliini või siis Will Johnson on ju Dolphins. Et nagu Shamar Stewart, sest neil on hästi palju noori talendiga defensive ende küll, aga kõik katkised. Bradley Chubb on seal, mäletate või? Ja Chop Robinson tegi eelmine aasta päris hea aasta, et aga jah, kuidagi ma Dolphins osas nagu me enda pikalt rääkisime ka, sest nagu ma ei oska nagu Miami osas isegi näha, mida nad tahavad, et noh, nagu loomulikult võtke kuradi lineman, aga teades neid, sest nad võtavad Jadei Barroni. Mina arvan, et nad on jõudnud sinna faasi, kus nii-öelda, noh, me räägime sellest, tegelikult nad on rebuild'is juba põhimõtteliselt ju. Et küll, nad on see, et Armstead ära lõpetas nüüd, et nad Ramsey põhimõtteliselt ära annavad, või noh, mitte ei anna, aga üritavad temast lahti saada. Nuke tunne on, et tahavad rebuild'ida. Ehk siis siin nagu võta lihtsalt kõige parem talent. Nagu, noh. Ja ära võtta Shamar Stewart, kes pole need, pluss ta on veel siuke project nagu, fuck küll, sul ei ole vaja sellist venda seal. Jaa. Kurat, ma ei saa öelda, et Shamar Stewart meenutab mulle, ma ei läheb ta nimi kogu aeg meelest ära, defensive end oli first pick, mängis korraks isegi Seahawksis ka täitsa kosmos, noh, Texansis mängis koos J.J. Wattiga, öelge nüüd. Mario Williams või? Jadavion Clowney, jah, ta meenutab mulle nii väga tema nagu kehaehtuse kõige poolest. See peaks ikka meeles olema. Ma räägin, ma olen haige. Vahepeal lihtsalt tõmbab täiesti planguks ära, aga ei, Jadavion Clowney, ta meenutab nagu füüsilisuse poolest, aga samas, kui sul ei ole üldse production'it. Jadavion Clowney on see kurikuulus video, kus Jadavion Clowney oli põhjusega number 1 pikk, on ju. Et see, et sa lihtsalt oled tema lookalike, see ei tähenda, et sa peaksid, et ta sul Jadavion Clowney on. Et Jadavion Clowney tegelikult oli ka NFL-is, tegi väga hea
ta mängib siiamaani kuskil või? ta on Carolinas. Carolinas, jah. Õige, jah. No igatahes ta karjäär on tegelikult jumala hea olnud, aga mitte päris haipi väärt, aga nagu Dolphins jääb arvan ära teisele. Sul ei ole vaja vendi, kellega sa pead nii-öelda tegelema, sul on vaja plug and play mängijaid, sul on vaja lihtsalt mängijaid nagu. Ja siis 14 Coltsi, sinna tundub, Lavlandi pannakse väga palju sinna tight end, et see on suur puudus ka neile, et aru saadav. Kaitseliini ma ei imestaks ka, kui tuleb siit või ründaliin, sest et ju, kas tuli välja nende right tackle just, kes selle nimi on, kes nende right tackle on? Mitte Rainman on left tackle, see Smith või? Jah, Braden Smith vist, jah. Tal tuli huvitavad uudised mental health'ist ja siuksed asjad, et nagu tal seal, ma kuskilt nägin poole silmaga, ma pole isegi süvenenud, aga mingid asjad pidid seal ka olema, et see ründaliinis võib-olla on ka auke sees, võib-olla väikest abi vaja, on ju. Aga siis Todd McShay mockis 15 pikk on see, kus siis lõpuks Browns treidib uuesti üles esimesse raundi ja võtab Shedeur Sandersi 15-ndana. Ehk siis Todd McShay mocki järgi siis Browns saab Travis Hunterid number 2 pikine ja tuleb üles ja saab ikkagi Shedeur Sandersi ka. Mis on huvitav. Okay. Saad rääkida nagu storyline'idest off-season'iks, kurat see training camp võib olema väga vinge Brownsis, kui see juhtuks, on ju. Aga ma ei tea, Kallast, ma arvan, mis sa arvad, kumb on tõenäolisem see, et Sanderson ju kukub, tundub olevat suht reaalne, aga kumb on tõenäolisem, et meeskond, kes on juba positsioonil draftib ta ära või see, et keegi tuleb üles ja treidib, et ta ära võtta? See on hea küsimus, jah. Sest ma lihtsalt mõtlen, et nagu see põrand peab olema 21 ilmselt, Steelers, eks ju, aga kas Steelers Jackson Dart võib-olla meeldib neile rohkem, mis iganes, et mulle meeldib nagu pigem see mõte, et keegi tuleb ülesse, olgu see Cleveland siis, et lihtsalt see oleks väga lahe, kui Sanders ja Hunter oleks ühes tiimis, siis see oleks väga naljaks, kui see oleks Cleveland, sest nagu kes veel, aga kes veel selle nagu täringut verendab, eks ju, aga ma arvan ka, et pigem on see keegi, kes tuleb nagu tagant ülesse, kui see, et keegi ootab ja kukub sülle. Aga ma arvan, et Pittsburgh võib see meeskond olla. Okei. Ja, aga see on lihtsalt siuke McShay ütles ka, et ei, tal on mingid source'id, kes see on tõenäoline, aga seal peab nii palju juhtuma minu meelest, et see läbi läheks ka, on ju. Aga Ott, ma ei tea sealt, kui me vaatame siis nendest mock draftide järgi, siis esimese raundi teist poolt, nagu on seal veel mingi siuke huvitavam pattern, mis sul silma jääb või siuke, mis on nagu, mis kujuneb välja siit? No see, et Broncosel, et nagu 20. pikina Omarion Hampton läheb 4 nagu mock draftil 5 on, selles mõttes ei ole nüüd nii väga nagu üllatav, seepärast Broncosel tõesti on running backi vaja. Aga lihtsalt see, et neil nagu nii kindlalt läheb kõigil seal, et see on päris nagu huvitav, et vaata, siin on see, ma võin selle vastu argumendi öelda ka, vaata, Hampton on tegelikult esimest raundi väärt, Genti on esimest raundi kindlasti väärt, aga kas ta on vaata nii kõrgelt, mõlemad on väärt ja teine asi on see, et neil on running backi need, aga see draft on väga sügav running back, sa võid tegelikult running backi leida 4. raundis ka täitsa vabalt, kes on sinu board'i peal teise raundi pikk. Sest need lihtsalt neil on nii palju vaata, need lükatakse taha poole, aga ma ei tea, minu meelest ka Hampton sobib, päris ammu on pandud, meie mokis oli ka mingi, kuskil mokis on meil ka läinud Hampton Broncosesse, et Kallast see tegelikult tundub jäsuke, et nagu pane kirja, nagu Najee Harris oli Steelersisse minu meelest. Et see, nagu ma just võib-olla natukene sellepärast seda Janti paanikat enne tegingi, see kuidagi mulle nagu hakkab Hampton aina rohkem meeldima, isegi need Ohio State'i back'id, et see on nagu naljakal kombel, vaat siuke üsna sügav running back'i klass, et puhtalt nagu Raidersi poolest mõelda või Jaguars või kes iganes seal üleval on, et kas sul on võimalik võtta võib-olla keegi nagu väärtuslikumal positsioonil teha see vahetus, vaata, et mis Giants võttis Saquoni ja siis Hernandese teises raundis või? Ja sisuliselt oleks võinud võtta Quentin Nelsoni ja Nick Chubbi teistpidi, vaata, et see on nagu see vahetus, et seal teise raundi alguses, eriti Raidersil, kellel on Chip Kelly on ju OC, kes oli Ohio State'i OC, ta teab mida on ju. Et aga ma arvan, et Omarion Hampton on päris kindel first rounder running back, et me näeme 2 running back'i esimeses raundis päris kindlasti kohe. Ja ma arvan ka, kui isegi mitte 3 seal esimese raundi lõpus võib-olla tulla isegi. Aga me korra mainisime Steelersit, siis teised mock draftid tihti peale annavad Sanders lõpetab Steelersis ära oma kukkumise, et
kusjuures ma ei tea, sest et Steelersil on tegelikult üks suur auk on veel kaitseliinis ka, sest Cam Hayward on minemas, vaata, DJ Watti me ei tea, et nagu, kui nad tahavad võita see aasta, vaata, ma ei tea, kas sealt tuleb ilmtingimata quarterback, eriti arvestades neil oli see Kenny Picketti situatsioon ka, vaata, taga mõttes, vaata, mis ei tohiks välistada muidugi, see on täitsa bullshit, aga nagu inimesele sa ikka mõtled selle peale. Ja nagu naljakas on see ka enne, vaata, sa mainisid korra, et noh, et need mängijad, kes draftile kutsutakse, noh, tänapäeval on see nagu eriti ettevaatlik protsess, sest keegi ei taha seal teisele päevale jääda, eks ju. Jalen Milrow läheb Green Bay'sse kohale, mis 99% tähendab, et ta valitakse esimeses raundis. Ma isegi ei imestaks, kui Pittsburgh ja Mike Tomlin tegelikult tahavad just Milrow-laadset mängijat üle siis nende Dartide ja Sandersit. Kes sobib paremini taha nagu Rodgersi selja taha, puhtalt sellepärast Milrow on väga paljud analüüstide arust 1 või 2 aastat vähemalt selle kaugusel, et ta on valmis startima NFL-is. Aga tal on ka nagu selline Lamar Jacksoni laadne võime joosta palliga. Täpselt. Kas majoneesi sooja ei olnud eelmine aasta seal kohal ja siis ei valitud teda? Ja ta oli küll 2 aastat tagasi, Bill Levis siis oli. Ja see oli jällegi vaata see Aaron Rodgersi situatsioon, vaata. Brady Quinn oli samamoodi vanasti. No, Lamar Jackson oli 32, ta ju oli seal ema õla peal juba mossitas, et keegi ei taha, või eriti agendid ilmselt ei taha, et su mängija sellises olukorras on. Täpselt, et see ja siis näiteks Max Shade mokkis siis Giants treidib üles, et võtta Jalen Milrow, mis on huvitav fit tegelikult, sest et Table oli ju Nick Sabani offensive koordineeter 1 aasta, kui ta võttis National Championshipi seal, et Nick teab kõike Milrowst, kui nagu Giants tahab teada midagi temast, et nagu Table just helistab Nick Sabanile, kes oli Alabama peatreener ja Milrow mängis paremini, kui Saban oli seal. Just, et see ongi nagu hästi huvitav, et kui sul on nagu quarterbacki klass siuk, et sul on 1-0-1 on olemas ja siis sul on 3-4 QB-d, kellest keegi midagi ei tea. Ja noh, küsimus on see, et kas Jackson Dart ja Tyler Show, kas nad nagu, noh, kui head nad on, siis Shedeur, kellel võib-olla tuleb füüsiline lagi vastu. Ja siis sul on see kuradi Ferrari, kes on natukene nagu lihtsalt ei oska sõita sellega, vaata, et see tekitab jälle selle mingi Anthony Richardsoni küsimuse, eks ju. Aga kui sa saad Milrow mingi 25 peal, siis see on suht suva ju. Tegelikult küll ja siis Tyler Shook on väike uus Brandon Whedon minu meelest, vanem vaata, kes läheb esimeses raundis Brownsi 22 pikina. Browns ootab natuke liiga kaua, kõik teised QB-d lähevad ära ja siis nad peavad tema võtta. Aga lihtsalt vaadates quarterbacki situatsioonist, Ramsi pannakse ka Darti mõnikord, et nagu ma ei tea, mis sa arvad Ramsist, sest tegelikult Rams oli ju, sest sa päris palju kuulnud ka see off-season, et Rams oli 1 play kaugusel, et ole Superbowlil, sest et nad olid ju Philadelphia'l ukse peal koputamas, et võites mängis potentsiaalselt Superbowlil jõuda. Et esimeses raundis võtta quarterback, kui sul on nagu meeskond, kes on tegelikult valmis võitma praegu. Aga mis sa sellest arvad? Nojah, nagu Ramsi puhul on see, et nagu kus neil nii-öelda suur nõrkus on, tegelikult ma väga nagu üüratut nagu nõrka kohta nende puhul ei näe, okei, neil on noor kaitse ja neil nagu, kui me siin eelmine aasta tegime seda harjutust, et nimeta üks Ramsi kaitsemängija peale selle, või isegi vist nimeta lihtsalt üks Ramsi kaitsemängija, see päris raske on, aga tegelikult nad ju mängisid suht okeilt. Et selles valguses, et Matthew Staffordist midagi välja võtta ja noh, Jimmy G-ga ma ei usu, et nad lähevad edasi tegelikult. Miks mitte, on ju, et selles mõttes, et sa võtad praegu selle mingi huvitava prospekti ja siis ta saab Matthew Staffordiga 2 aastat istuda, kes ma arvan on üks praeguse NFL-i paremaid õpetajaid. Selles mõttes, et ma arvan, et kui sa võtad need 40-le lähenevad või 40-sed quarterbackid, siis Matthew Stafford on võib-olla kõige rohkem valmis enda tarkust nagu jagama. No, ta on nagu väga rahul endaga. Üks muster näitab seda, et kui sa võtad quarterbacki, siis Matthew Stafford võtab 2 MVP-d järjest. Noh, mis ei ole ka halb. Green Bay's töötas. Jop, Green Bay's töötas, jah. Tõsi. Et nagu see on jah, ma saan aru, kui nad teeksid seda, aga minu meelest nagu Milrow on ainuke, kes oleks loogiline. Sest Milrow on nagu seda potentsiaali olla nagu elite quarterback. Sest kui Milrow draftitakse see aasta, ta on juba top 5 running quarterback, kui mitte top 3. Ta on nagu reaalselt elite jooksja. Viskamine on väga küsitav. Ja see tape, mis tal jooksjana on, see on nagu see, et jah, noh, igal juhul, kuhu ta läheb, ta saab package'id, ma arvan, nagu igas mängus, et ta on nii ohtlik ja noh, kõik vaatavad ilmselt seda Lamari ja ma ei tea, Justin Fieldsi ja noh, selliseid nagu jooksvaid dünaamilisi quarterbacki ja noh, mõtlevad, et okei, kui ma saan Jalen Milrow'le 4 rush'i anda iga mäng, siis me saame sealt 25 jardi, et noh, see on tegelikult hästi väärtuslik. Ja lihtsalt mainin selle siin ära, et kui tehti peale, kes see kuuleb ikka nii hilja enam on ju, who knows on ju. Lamar Jacksoniga see ei saa võrrelda, sest Lamaril oli elite production Louisville'is.
Milroe'l ei olnud production'it, Anthony Richardsonil ei olnud production'it, vaata. Nagu Lamar näitas, et isegi kolledži rünne ja see on natuke lihtsam rünne, aga tal oli juba elite production seal olemas, vaata. Ja siis see jooksu asi too juurde, ka sellepärast ta kuradi 2-kordne MVP, on ju? Et ma räägin, see on nagu võrdlus, jah. See on sama asi, mis Jadavion Clowney ja Shermar Stewart, et see, et ta lookalike on, see ei tähenda, et ta sama vend on. Siin ikkagi nagu, aga noh, NFL-i teades ja üldse nagu ka NBA või vahet tegelikult ei ole, mis suure profiliigasid teades, kui on keegi lookalike, siis miski pärast unustatakse kogu aeg ära need muud numbrid nagu. Et umbes, et ta ju tegelikult, kui sa peale vaatad, ta põhimõtteliselt on Lamar Jackson ju, et selles suhtes, et mis siis, et ta enam-vähem ei viskas 3 korda vähem touchdown'e ja põhimõtteliselt ei jooksnud üldse nii palju ja et ta ju nagu looks the part nagu, aga see ei toimi nii. Selles mõttes statistika, statistika natuke valetab spordis, et see on ka nagu fakt, aga selles mõttes midagi ta ikkagi näitab, et eriti kui sa võtad pikaajalise statistika, siis see ikka näitab väga palju, aga noh, Jalen Milroe, miks mitte Matthew Staffordi taha selles valguses, et näiteks kui on vaja neid 4th and 1 joosta ja QB sneak'e teha, siis pane kas või ta sisse, et sul Matthew Staffordi saaks viga, aga natuke nagu naljaks või huvitav oleks näha ka, et tegelikult Sean McVay'l ei ole kordagi olnud sükest quarterbacki, kes oleks mobiilne. Sul oli ju Jared Goff ja siis tuli sinna Matthew Stafford ja see kõik on toiminud siiamaani. Et see küsimus ongi see, et kas Sean McVay tahab üldse oma süsteemi sükest quarterbacki. Et noh, muidugi Lamar Jacksonit, vahet ei ole, kes sa oled, kõik tahaks Lamar Jacksonit endale, aga nagu ma seda oma ränti siin alustasin, siis Jalen Milroe ei ole Lamar Jackson, ta lihtsalt samasuguse näoga. See sama asi kehtib võib-olla nagu Shanahani poolt ja võib-olla isegi mingi Matt LaFleur või keegi vaata siuksed, kes noh, või Stefanski või O'Connell või keegi selline vaata, et noh, et Sam Darnold oli O'Connelli süsteemi jaoks ideaalne quarterback, ta teeb lihtsalt seda, mida koordinaator tahab, et noh, Lamar ja Josh Allen ongi süsteem, aga mõned coach'id tulevad oma süsteemiga ja noh, see ongi nagu see olukord, et sa ei saa päris igat QB-d sinna panna ja arvata, et see toimib. Siis Ott, sa pead kohe trenniga minema, aga siis saamegi otsad kokku tõmmata. Kallaste, on siit tagant otsast. Minu meelest Malakai Stark on huvitav, kes on nagu, ma ei tea, 15. kuni 29. Commanders, siis on nagu, ta see kõikumine ikka päris suur minu meelest või on sul veel mõni nimi? See oli ka kohe, kui me tulime siia teise poole peale, siis oli esimene nimi, keda ma kontroll-F-isin igaks juhuks, et ongi jah, siin 28 peale niimoodi ja Will Johnson on siin mõnes draftis langenud täitsa siin 20-ndates, 30-ndates. Cornerback Michiganis siis jah. Et kes noh, tegelikult on cornerback 1 minu jaoks siiamaani. Noh, Ted McMillan kõigub siin ka igalt poolt, kas top 10 kuni 23 ja 25, et noh, ma võib-olla lihtsalt olen liiga suur Ted McMillani austaja siin olnud terve nagu off-seasoni, aga ma ei kujuta ette maailma, kus ta langeb top 15 välja ja terve NFL-i kahetse, et ma ei tea, kes iganes ta kätte saab. Seahawks rõõmustab, kui ta teeb seda, kuigi kahjuks on vale nahavärviga selleks hooajaks. Ma just mõtlen ka, et see on nagu, noh, tema nagu see, mida ta nagu, noh, ta on üks väheseid receiverid selles draftis, kes päriselt nagu on X või noh, nagu võimaldab seda, et noh, et ma noh, isegi ütleme noh, worst case scenario on muidugi see, et ta koliseb liigast välja, aga ütleme see tõenäoline stsenaarium on see, et ta on Cortland Sutton, kes on NFL-i offense'i mingi viimase 8 aasta X-receiver. Et noh, sa saad potentsiaalselt selle mängija, kelle ümber nagu rünnakut ehitada, söödumängu. Siis minu meelest nagu Jihad Campbellit on Paksi päris palju pandud, see on see huvitav nimi ka minu meelest. Siis Ott, teile pannakse üldjuhul ründeliini, Gray Sable on põhiline, kes sinna pannakse, kes mängib centrit kaardi on ja päris palju. Väga õige. Et nagu, mis sa sellest arvad, mis Seahawks 18-ndana? Väga rahul, selles mõttes isiklikult ma oleks selle pikiga väga rahul, kui ma Sable'i saaks nagu. See isegi tundub päris reaalne selles mõttes, et sest noh, meil on vahet ei ole, keda sisse ründeliini panna ja selles mõttes on ta nagu idekas, et ta suudab vaata mõlemad positsiooni mängida. Et siis saab nagu ehitada ja edasi otsida nagu niimoodi, et vahet ei ole, kas sa otsid tsentrit või kaardi nagu edaspidi. Et selles mõttes mulle nagu see pikk nagu meeldiks nagu täiega, et selles mõttes jah, meil tackli peal ka on veits siuke nagu paberlossi asi, et kui vigastada saab M-kumb, kas Abe Lucas või Charles Cross, siis on väga halvasti, aga nemad ise on muidu väga head. Või noh, väga hea on võib-olla palju öelda, aga nad on väga okeid. Ja sisemist liini jah, siis Sable on minu arust nagu ideaalne valik. Kallaste ja Ravens 27 pikk on suht best player available igatepidi vist või? Jah, et üldjuhul siia pannakse jah, aga täpselt see, mis ma olengi rääkinud, et siin on kas interior offensive line, defensive line või DB. Et noh, tõenäoliselt on nagu need asjad, et noh, kui Malakai Starks tuleks, ma oleks väga õnnelik.
kui see on ükskõik, kas see on Kelvin Banks või Josh Connerly või Josh Simmonsit võib-olla vähem. Sest tacklid on paigas, ütleme järgmiseks 2-3 aastaks vähemalt. Aga D-line, Derek Harmon, andke mulle, ma ei tea, Michael Williams või kes iganes siia tahapoole võib langeda, et ma arvan, Ravens on selles mõttes päris heas positsioonis. Ja Pukat on mitu korda Chargesisse pandud, minu meelest päris huvitav fit võib ka olla, kui Loveland ei jõua nii kaugele, vaata, Colson Loveland, sest et Chargesil on tegelikult tight endi puudus ka, aga nad ei pruugi jõuda. Siis üks nimi, mis on nagu natuke, millest meile palju rääkida on ka, on Shavon Revel. Tegelikult, kes on potentsiaali X cornerback, ta on siis East Carolinas, kui ma eksi. Pillsile ühes mokis pannakse seda Pillsi, minu meelest on jumal hea fit, aga tal on see suur ACL-i vigastuse pealt tuleb, et ma ei tea, kas nad tahavad uuesti testida sükest venda selle cornerbackina Pills, vaata. Ma ei mäleta, kas see oli Brugler või DJ, kes just seda Atletico podcastis rääkis, aga Shavon Revel oli kellelgi mingi top 7 enne hooaega või? Midagi sellist mängija. Wow. Hinnangud natukene võib-olla seinast seina, aga see vigastus võib-olla muutis, aga tal on füüsiline, ütleme, füüsilise profiili poolest võib-olla sellest draftis paremat cornerit ei olegi. Ja ongi, ta on nagu fucking 6-3 pikk ju. Nagu Richard Shermani pikkus, nagu legit. Kas Travis Hunteri unustame ära on jälle? Jah. No, mis ta on? Kusjuures, ma ei tea, Travis Hunteriga, ma hakkan hästi rohkem mõtlema, ta on ikkagi receiver. Mulle tundub ka, jah. No kui ta Brownsi läheb, mina arvast tunduks ja väga palju loogilisem, et ta ei no mõlemad jaa, aga ma nagu näen seda, et nii-öelda see, mis rolli ta või kus ta rohkem nii-öelda saab okei, kui sa corner, siis rohkem võimalust saada, on halvasti öeldud, aga kus teda rohkem vaja on receiveri peal, nii Brownsis kui Giantsis on see minu point. Et see, et ta mängib mõlemal pool jah, ja ta annab mõlemal pool juurde, aga receiveri koha pealt ta annab nendele kahele satsile, kus nagu väga-väga tõenäoliselt ta kaugemale nagu nii kukku, seal annab nagu receiveri rolliga rohkem. Aga ta ise ütles, et ta ei mängi, kui ta ei saa mõlemat mängida, mis loob, sest ta on terve selle drafti protsessi käigus nagu rääkinud ainult seda, et ta on mõlemad. Et ta tahab, et Roger Goodell lava peal ütleks mõlemaid positsioone, et see on hästi imelik olukord tegelikult. Kusjuures ja siin koha peal ma tahaks seda öelda, et Brownsi selles valgus ta sobiks nagu kõvasti paremini, seepärast, et Brownsis nii-öelda sa DB-na ei pea, sa võid ta ju mängu panna ja sa võid ta kasutada DB-na, aga sa ei pea talle assign-ima neid põhivendasid, sest sul tegelikult on DB-ruum on väga hea, vaata. Eliit reaalselt. Enam peale nad just reidisid ära. Jah, õige. Aga see on Denzel Gordon ikka olemas, kes on okei. Et selles mõttes sa saaksid väga kõva tandemi sinna ehitada nende kahega niimoodi, et sa ei pea Travis Hunterit nii-öelda mõlemal pool täie jõuga ruunama, vaata, on see minu point. Mulle ikkagi natuke tundub kahtlane see, et sa mõlemas otsas nagu täiega paned nagu selles mõttes. Ja, siin ongi see, et muidugi mängi mõlemal pool, aga siis hakkad vead tulema mõlemal pool, coach ütleb nagu kurat, sa ei mängi piisavalt hästi, et siis tuleb mängida cornerbackina, mis sa teed, sul ei ole mitte midagi teha mängijana, siis sa pead tegema seda, mis coach ütleb sulle kokkuvõttes, vaata, kui sa reaalselt oled nagu liability. Joe Shane, GM ütles ka seda, et ta mängib, Giantsi jaoks on ta mõlemad, et nagu sul on lihtne mängida mõlemal pool. Sest mõtle seda olukorda, et sa mängid on ju kaitse sinna, tuleb mingi, ma ei tea, 15 play'ne drive on ju. Ja siis sa võtad red zone'is piki, jooksid selle 60 jardi tagasi, oletame, sa oledki Travis Hunter, võtiski piki 60 jardi tagasi. Sa ei lähe ju receiverina kohe peale. See ei ole roogiline lihtsalt, sa oled reaalselt 15 play'd täiega rassinud seal, saanud nagu jõhkralt sisse ja siis sa pead nüüd 40 jardi veel minema ja sa oled receiver. No see ei tundu loogiline. Et selles suhtes okei, mingid play'sid võtavad kõik offi, aga nagu ma ei tea. See on väga huvitav asi tegelikult, nagu, et selles suhtes nagu, kuhu iganes ta läheb seda tiimi, on alguses väga põnev velgida, ma arvan. Ja siis üks asi veel quarterback'ide viimasteks, mis Joe Shane ütles päris huvitav asja veel, mis tegelikult tõsi, on see, et ja me otsime starting quarterbacki, aga kui sa leiad backup quarterbacki late roundides, Will Howard, see Syracuse'i vend, mis ta nimi on nüüd, Ohio State'is oli eelmine aasta, mitte McKee, aga kurat. McCord, jah, just. McCord on ju, siuksed vennad, kelle saad 4.-5. roundis. Kui nad on adekvaatsed back-up'id on juba super, sest et see on 4 aastat kost kontrollitud, see on mega odavad ja sa pea kulutama 4 miljonit näiteks Drew Locke'i peale eelmine aasta Giants andis vaata. Sa saad raha mujale panna. Et seda, minu meelest see lausetes kohe ära, Giants võtab kuskil quarterbacki, 100%. Et kas me võtame Will Howardi mingi 5. roundis, vaata on teine asi. Et see on siuke ka, mille silma peal oli, sest et ju vaata Bearsi. Neil on Caleb Williams ja neil on ju Tyler Bagent on back-up ja süda on nii rahul. Nagu raha on nii odav ka veel, sest Bagent oli ju undrafted minu meelest ju. Mis ta oli või oli 7 või midagi, lõpus igatahes. Täpselt, see on nagu ka üks viis, kuidas sa saad meeskonda ehitada, kuidas sa saad raha liigutada, et
salary cap'i liiga on see, et sa pead vaatama, mis positsioonidele sa annad kui palju raha ja kuhu sa paned oma ressursid, vaata, et sellega sa pead alati mängima. Aga jah, ma ei tea, üldiselt üks hea fit minu meelest oleks veel Josh Connorly, Oregoni tackle Chiefsi 31. oleks ilus, aga ma arvan, et ta ei ole nii kaugel. Siis ükskõik mis D-tackle sinna fucking Eaglesisse ja see oleks ikka fucking ilus. Kusjuures Jop. Kusjuures kellegi mokis siin on Jihad Campbell ka nii kaugele kukkunud, see oleks ka päris, ma täiesti näen seda, et Eagles on täpselt siuke sats, kes selle top linebacker prospekti seal ära korjaks, sest nad nagu linebackerile ei taha maksta, aga neil on väga head linebackerid kogu aeg. Et see on täpselt see Eaglesi move. Ma rääksin korra Pillsist juba, Pillsil number 30 on lihtsalt erinevaid cornerback'e topitakse sinna cornerback'is siuke auk, vaata. Et see on siuke, tundub ka, et läheb sinna poole. Üks huvitav asi veel, mis selle aasta draftist võib-olla räägime, on see, et vaata, kui siin te analüüsite seda, et mis kaitsemängijad on ja kes on number 2 edge, vaata, et tegelikult ei ole siukest konsensus number 2 edge, aga James Pierce on vaata suht seal üleval on ju. James Pierce on reaalselt ainult 2 mock drafti board'is siin. Nagu mida helli. Sul nagu potentsiaalselt number 2, okei, ütleme seal, kas ta on 2A, 2B või 2C on ju. Aga sul põhimõtteliselt number 2 edge player on ainult 2 boardil, see näitab täpselt kui kummaline see draft tegelikult see aasta on. Seepärast edge playerid on tavaliselt see, keda see esimene round läheb lihtsalt tohutult ja seda talenti on meeletult. Aga see aasta kuidagi see kogu drafti board on nagu ära flipitud, et need positsioonid, keda tavaliselt on jalaga segada, neid ei ole ja vastupidi. Ja siin ongi ju tehe näide sellest, et kui peale 7. pikki võib-olla on see talendid vahe 8. pikil ja 32. pikil on arvatavasti päris väike. See on nagu Walter Nolan on ka hea nimi siin, ühest on 32 ja teisest on 17 Bengalsisse. Nagu, kes on tegelikult nagu potentsiaalselt Walter Nolan või Ole Missy defensive tackle on ja võib olla üks nagu teiseks kõige parem defensive tackle see aasta. Ja mõnele ta meeldib väga. Jah, ja mõnele ei meeldi üldse. Et nagu, Kenneth Grant on nagu räigel, mis asi ta on nagu nose tackle'ina vaata, nagu Michiganist vaata. Et see lihtsalt, seda on väga raske ennustada, mis siin saab, aga seda me näeme nädala aja pärast täpselt ja meie mock draft tuleb välja siis 22. aprill on teisipäev siis ja me teeme mingisuguse kiire recap'i episoodi ka veel kindlasti draftist ka. Et siis meil tuleb siukest huvitavat content'i siin maikuu jooksul, et meil on plaanitud siuksed huvitavad asju, et nagu hoidke siis silmad kõrvad lahti ja näeme siis meie mock draftis 5 päeva pärast. Et thanks kuulamast ja tšau. Tšau. Jau.